Keskea kriis, aga mitte 25 on hiline või? Mina vaatasin... Keskpaik. Ma võtsin keskmise, meil on Ott ka siin. Jaa, ma just vaatasin see, mis oli see Young Baltic Award on ju. Kuni 33 enam, siis nüüd ma enam Young Artist ei ole, nüüd ma olen Old Artist. Ma just mõtlesin, kui vana sa praegu oled. 33 mul on läbi. Minuga on läbi. Okei, et ma nagu valan koroonast. Nüüd läheb lihtsalt kiirstu raha. Väga nagu imelik. Aga me oleme rolling. Okei, let's uudet. Me oleme rolling ja okei, siis me võime ametlikult alustada, et... Ja näed, nii lähedalt ei tohi karida. Okei. Päästa maik. Okei, jah, tere, meie oleme siis kunstiüritus Multinektar ja see on meie kunstipodcast Sumin. Ütleme, kes me oleme ka või? Ja ütleme, tere kõigile vaatajatele, tere kõigile kuulajatele. Nagu ikkagi kombeks, siis võtsin sõna üle, naised alustavad, nii et minu nimi on siis Ott Kaspar Sults ja leppisime kokku, et me see saade väga pikalt endast ei räägi, aga põgusalt siis tegeleme rohkem mina isiklikult siis võib-olla põhimeediumiks maalikunst. Jaa, kellel meil ei oleks põhimeediumiks maalikunst siin muidugi, aga jah, tere, mina olen Kadri Kalve. Tuleme siin hetkel täna minu korteris, nii et meedik minu maalikunsti on siin näha. Vaadake lõpuni, siis tuleb majatuur. Minu majatuur. See on ainuke osa korteris, mis on korda tehtud tänaseks. Ei taha teada, mis kaamera taga on. Ingvar võib seal kummitada. Ja tere, mina olen Seda, olen ka multinektarlane ja ka maalin. Ma ei näe enam sealt ekraanit. Mina olen Patrik, ma olen ka multinektarlane. Teen maali, mussi ja filmin. Davai. Jaa, okei, alustame siis algusest, et mis on Multinektar ja miks me seda podcasti teeme? Podcasti idee tuli tegelikult sellest, et hetkel ei ole meil kunstimaastikul ühtegi aktiivset kunstipodcasti. Hilisemalt on teinud Haus ja keegi tegi veel, aga hetkel aktiivselt ei ole. Ja kuidas on niimoodi, et meil on Eesti väga mitmekesine taskuhäälingu maastik ja kunstipodcast puudub. Et siis otsustasime multinektariga selle augu ära täita siis näelda taskuhäälingu maastikul. Just. Ja. Ei, põhimõtteliselt küll nagu ma kuidagi isiklikult hästi tunnen seda, et meil nagu ilmselt on küll ju nagu ajakirju ja arvustusi ja asju, aga need kindlasti nagu kuidagi jõuavad väga kitsale publikule ja ma just tunnen, et need on nagu võib-olla mingi noorem vanusegrupp, keda tahad, et kes nagu leiaksid mingi viisi, kuidas kunstiga suhestuda, kuidas kunsti vaadata ja et just võib-olla anda nagu seal mingisugune endapoolne abikäsi, aga pluss et see ka, et tegelikult nagu tahaks ise rohkem vaadata kunsti ja arutleda selle üle ja niisugust sellist mõtlemist selle juures hoida. Just, minu eesmärk ka kindlasti on võib-olla siis natukene kunsti kaugemale inimesele tutvustada seda maastikku just läbi selle, et pane klapp kõrva ja tee oma muid asju edasi ja vaata, mis me siin nobiseme. Kui meeldib, siis kuula teine kordki, kui ei meeldi, siis kuula ikka teine kordki. Jah, see on üks asi ja teine tõesti, et vaadata, et mis siin toimub, et kutsume huvitavaid külalisi, laseme nendel rääkida, mis nemad uut huvitavat räägivad endast ja teistest ja võib-olla siis vaatame ka käime näitustel, anname enda sellise subjektiivse hinnangu, mis me seal nägime, kuidas me seal nägime, et kas ja mida, Patrik? Kas ja mida? Mis küsimus oli? Miks me seda teeme? Me teeme seda sellepärast, et kunst on väga lahe, seda on nii palju ja kuna kõigile mõjub kunst erinevalt ja kunsti tehakse täiesti erinevatest allikatest, siis jõuda mõlemalt poolt nagu asjale lähemale sellele tuumale on, ma arvan, väga-väga väärtuslik osa, mille me nagu saame läbi selle podcasti siis vaatajateni tuua ja endale ka. Ja endale ka hästi oluline. Et siin aga natuke nagu ülbe koht vähemalt mulle endale ka, et see sunnib iga kuu süvenema. Ja aitab ka sellest, kuidas ma ütlen, kunstis ka paremini rääkima õppida, eks ju. Sest et üks asi on see, mis sul enda peas on, teine asi on see, kuidas sa räägid sellest. Et siin koha mul meelub näiteks Katariin Mudisti kontseptuaalne töö, kus tal oli pandud kolumn sirpe
oli tehtud siis niimoodi maast laeni. Ja selle mõte oligi see, et kui palju see, eks ju, sirp, sa ju kuigi see on tasuta, iga kuu sa ei loe seda isegi, eks ju, või sa ei käi igal näitus. Ajakiri sirp selge. Täpsustame, mõtlesin, et sul käis mingi hümn peal. kus need asarad on. Just. Ja meil on selline kultuuriajakiri päris kuulus. Hästi kaua. Ma päris tõsiselt mõtlesin. Sellepärast me seda podcasti teemegi. Oodake, kuni me Postimehe avastame. Sundida ennast süvenema ja siis just. Aga nii, aga mis asi on multinektar? Ja see esimene pool küsimusest, mida me kõik kollektiivselt ignoreerisime. Millele me vastama hakkame? Räägime kähku iseendast. Ma ei tea, sa võid alustada, mis on multinektar? Mis on multinektar? Multinektar on kunstirühmitus. Võiks ka rääkida ära siis, kus me siis nagu kokku saime või kes need liikmed on. Et seda küsimust on ennegi minu käest küsitud. Multinektar on huvitav rühmitus, see on siis pärineb Pallasest, siit samast Tartust. Ja see enamus on siis ühe lennu inimesed. Ehk siis oli siuke tore lenn nagu 2021, kes siis eelmine aasta lõpetas peale minu, aga ja, et see on siis nagu lõviosa meie nagu liikmelisusest ja siis me oleme võtnud juurde inimesi. Kadri tuli meile juurde siis, eks ju, kes tegelikult tuli, mis oli 2020 tuli Pallasesse? Jah, ma olin 2020 lend ja siis ma imbusin sinna 21. Kui see mõnes on hästi huvitav, miks ma mõtlesin selle peale, sest Kadri on tegelikult väga kaval inimene. Et ta kutsus meid, kuidas tegelikult see multinektar algus sai, oligi see, et meil oli see lõke, me läksime Hino tallu, mis on Kadri siis vanemate kodu, kus meil tuligi see mõte nüüd ametlikult teeme ära. Sest et see mõte tegelikult oli meil pikka aega, me saime väga üksteisega läbi, aga tegime ära selle Hino talus. Aga see oli ka nagu hästi kaval, et Kadri nagu kutsus meid sinna alguses. Tegelikult meil oli maalipraktika üldse kolmandal kursusel, mida pidime läbime. Siis Kadri lahkelt kutsus ja siis oli nagu, et aga nüüd teeme selle rühmituse ära ka, vaata. Et see oli, jah. Ja siis meil on juures ka võtsime siis Ingmar Roomisse. Võtsime. Jah, võtsime. Adopteerisime. Varjupaigast sai. Jah, varjupaigast võtsime Ingmari endale. Ja siis võtsime ka Hedi Kuhi endale juurde. Et see on siis nagu üldine tekkelugu, aga üldiselt on siis üks kursus, kelle siis lõpuks sai multinektar. Ja, hetkel on meil siis ametlikult 13 liiget. Ja mis veel statistikat? Meil on olnud 4 näitust. Ja 4 näitust. Kõige suurem ja kõige viimane oli Pallase galeriis multinektar multiversumis, mis siis oli nagu meie komplekti suur tutvustus. Aga tuleb kohe suve lõpus näitus nimega Porno, pange valmis, kunstimaja suures saalis, see tuleb väga vinge. Korra võtan jutu järje üle Katriinilt, et sa nüüd nimetasid kõik liikmed, kes on juurde tulnud, aga need, kes olid, need muidugi nimetamata. See on sinu ülesanne. See on minu ülesanne, aga no tegelikult ma arvan, et te leiate need inimesed üles, kui te soovite seda ja eks nad hakkavad siin podcastides ka läbi jooksma ja eks me üks hetk tutvustame kõik ennast natukene põhjalikumalt. Just. Kadri tõesti on siis suurepärane spioon, kes sisse imbus ja meid kõiki niimoodi kokku tõi. ja see lugu sai tõesti alguse siis tema kaunist maakodust, kus sai istutud maha ja arutletud, et ikkagi on vaja see asi ära teha ja ära see tehtud sai antud kõik vanded, veretilgad, rituaalid ja noh, selles suhtes olgem ausad, kui me nüüd vaatame üldse kultuurimaastikku ja natuke ka tagasi, siis kõik head asjad on saanud alguse samadest kursustest läbi nii lavaka kui ka igalt poolt mujalt. Et me siis teeme ka kujutava kunstiga sama triki ja vaatame, mis ei vaata, jõuamegi kaugele. Patrik. Ja võtan sõna üle selle, et suvel on porno, aga praegu külmal talvel kohe, sõltub millal ma jõuan selle video valmis tehtud, aga võib-olla veel on üleval ka siis tore näitus Vilde ja Ines Aura. Kus on siis 3 liikme ühisnäitus, sina Patrik, Ingmar live audience'ist ja siis on Miina Vilo. Et saate minna kohvikusse vaatama. Vot. Ja multinektari alguses siis. Mis on multinektar? On sul midagi lisada? Ma arvan, et me oleme midagi, mis on ammu tahtnud juba tekkida Eesti maastikule. Sest et praegu on nagu selline süke uus laine, kind of, nagu et need rühmitused hakkavad tagasi tulema. Üha rohkem ja rohkem neid igal pool on
ja me nägime mitte võimalust, vaid me lihtsalt nägime võib-olla, kui hästi me kõik koos oleme. Ja kuna me nagu oskasime seda väärtustada juba momendis, siis ma arvan, et see multinektar on eksisteerinud juba kooli algusest. No põhimõtteliselt algusest. Meil oli see keemia oli nagu kohene. Ja sealt edasi lihtsalt hoidsimegi asja nagu hästi vabalt ja voolavalt ja minu arust see oli nagu see siuke loogiline kooli lõpu lahendus ja nagu see oligi nii-öelda see järgmine samm siis, et kuhu me edasi astume, et noh, ilmselgelt muid asju toimub ka ja värki, aga see on nagu see üks siuke stabiilne joon, mis siis Pallas nagu niimoodi nurklauaga edasi pani. See on tõesti tore, et eks see kunstnikuamet tihtilugu ole selline suhteliselt üksik amet ja seda on tõesti hea näha, võib-olla ma lihtsalt varem ei teadnud ja võib-olla siis nüüd algoritm soovitab seda, et tõesti siis pärast selle meie nii-öelda rühmituse või minu ikkagi sekti kokkukutsumist on näha, et just sellised noored on vaadanud, et saab küll, teeme ka. Et see on väga hea nagu selline üleskutse, et julgelt tehke. Me ei karda, me ei ole mingi konkurents, et kui teil on omad inimesed, ükskõik kas siis kooli ajal või pärast seda, kellega teil on selline sarnane vibe ja kellega tahaks nagu ühiste asja ajada, siis tulge kokku ja tehke, sest koos on seda asja tunduvalt lihtsam, lõbusam, parem, huvitavam ja igas mõttes parem ajada kui üksinda. See sõna konkurents on hästi oluline, et miks multinektar toimib ka, sest et me oleme ennekõige kolleegid, kui me oleme konkurendid. Aga et selline positiivne konkurents või selline, et näed, et noh, ta teebki nüüd nii hästi, et ma tahan aga ka. Aga mitte negatiivne konkurents. Just, et see on selline, see on ka nagu sütitav või edasiviiv jõud, et ikkagi konkurents võib ka olla mingisugune. Just. Ja ei, ma arvan ka kindlasti, et tegelikult multinektar hästi palju sündis ka mingisugusest ellujäämisinstinktist, et me oleme ikkagi noored maalikunstnikud ja see maalikunst on selline ebamäärane luksuskaup, mille pealt kuidagi nagu ära elada tegelikult on hirmus ja keeruline ja sa nagu isegi ei tea, kui palju see võimalik on. Ja siis, kui sa ikkagi nagu vähemalt sul on nagu 13 inimest, kellega koos sa siis teed koostööd selle asemel, et meie Tatine Ott on ka siin. Keegi teeb kanepit. See on see, kus üles koroona lõhnab vahepeal. Okei, nii tagasi kanepijuttudest. Tule, aga siis kuna meil niikuinii oli siin teemaks noor maalikunst ja täpselt samaaegselt nii juhuslikult juhtus olema Tartu kunstimajas uus näitus Young Painter Prize noore maalikunsti preemia siis finalistide töödest, siis me mõtlesime, et see on suurepärane hetk käia seal näitusel, vaadata neid töid ja rääkida siis sellest väga ägedast, väga toredast näitusest. Veidikene siis tausta infoks, et see Young Painter Prize on selline näituse või siis konkurss, mis on juba tegelikult 17 aastat käinud, et loodi aastal 2009 Leedu kunstniku Vilmantes Marcinkievitsuse poolt ja tänavu on siis muidugi esimene aasta, kus siis see nii-öelda lõppu finalistide esitlusnäitus toimus kõigis 3 Baltikumi riigis, et nii Lätis, Leedus kui ka Eestis. Ja siin konkursile siis on kutsutud 18–33 aastased maalikunstnikud, just nimelt maalikunstnikud, hästi fookus on maalil kui meediumil. Siis esialgu oli see täiesti Baltikumi keskne, Läti, Leedu, Eesti. Nüüd siis, kui hakkas Ukrainas sõda, siis laiendati seda ka siis Ukraina noortele maalikunstnikele. Ja selle konkursi raames siis valitakse välja peaauhind, seal on 5-liikmeline žürii, kus on kokku pandud siis Baltikumi kunstnikest ja siis alati ka mõned väliskunstnikud kusagilt maailmast. Ja see peaauhind on siis päris hea peaauhind, see on 5000 eurot pluss residentuur kusagil Lätis pärastpoole. Ja siis sellel on publiku lemmikud, mida see aasta valiti välja nii Lätis ja Leedus. Ja nüüd selle viimase näituse raames on veel publiku lemmiku hääletamine ka Eestis. Ja ikka kõigil Eesti vaatejatel on võimalik panna see oma sedel sinna ja hoida oma lemmikut. Ma nii armastan, kui on hääletuse see koht alati näitus ja see on mul lemmikosa. See on nagu, jah, see on nii hea. See on tore, et nad nagu teid kõiges 3 liigis nagu
eraldi ka selle. Ja siis on eraldi üks auhindeline veel on see Luminor Bank Prize, mis on 3000 €, aga see oli vist Luminori enda mingi töötajate värkist. Ja seal Luminori eripreemia oli selline, et Luminor on üks nende sponsoritest ja siis seal tõesti minu meelest oligi niimoodi, et Luminori külastajad ja Luminori töötajad said hääletada oma laenu saad. See vist võeti töötajatel palgast maha. Hea intressi kannab kontrollis. Ja siis see aasta oli neil nagu rekordine number osalejaid, et sinna tuli 157 osalejat ja siis selle tõttu nad tavapärase 20 finalisti asemel valisid 25 finalisti. Ja selle hulgast ma tegin statistikat, oli minust 5 eestlast, kui ma vaatasin. Ja Eestis oli vähe, jah. Isegi 4 ei olnud või? Ei, 5. Minust ma leidsin ühe 5. Lihtsalt see üks Rasmus, kelle nimi kõlas eestikeelselt tegelikult ei olnud. Tema ei lätanud. Aga keegi ta ei arvanud, et ta on eestlane või eestlane tegelikult. Okay. Läti nimega eestlane. Läti nimega eestlane, vastupidi. Tiimide vahetus. Rits, jah. Nii et siis peaks olema just kogu taustainfo, mis ma suudan anda siin hetkel. Aga siis meil on see, et me igaüks räägime 3 kunstnikust või kunstnikutöödest, kes meile endale meeldisid. 1-3, kuidas iganes tahate. Just. Aga võib-olla alustame sellest, mis on üldse nagu meie üldmuljed sellest näitusest. Ma arvan ka, et kuidas tundus. Kuidas käras. Ma ei tea, äkki alustanud Patrikust seekord. Ma olen kõige vähem seal käinud. Ongi hea alustada sinust. Unevõlgades ma olin natukene ärritunud kõige peale, mis ma nägin. Aga mulle tegelikult väga palju oli ka meeltmööda. Aga jah, momendis lihtsalt, ma ei tea, mul oli häälestatus, oli natuke kehva. Ma idee poolest oleks viimane, kes räägib, aga või äkki just oleks hea, et saab solgi eest ära või? Aga räägi ära juba. Et noh, eks tegemist on ju võistlusega parimatest parimatega, siuke konkurentsilatv vibes veits Baltikumide mõistes on ju. Et ma ei teadnud, mida oodata, kas ma ootasin, ma ei tea, kõige ägedamat ideed, midagi uhiuut või midagi, mis on väga meisterlik või just miski, mis suudab täielikult nagu lõdvaks ja vabaks lasta. Et ma arvan, et see siuke lihtsalt see idee, et see on nagu mingisugune võistlus kuidagi keeras mul natuke ära, et ma läksin sinna sisse, ma nägin seda kangi ja ma olin, et wow, siis ma vaatan mingi see surupapist nagu see ruumi tagakülg vaatab sulle otsa ja siis mõtlesin mingi what the fuck. Ühesõnaga, et nagu esmamulje oli natuke nagu, et okei, et mis siin nüüd siis saama hakkab. Siis mulle väga ei meeldinud see siuke kollane valgus, mis oli seal akendeta ruumis. Ma tunnen, et see tegi natuke karuteene mõndadele nagu töödele ka. Või noh, mitte, et seal neid hinnati, aga nagu, et lihtsalt vaatamiselamuse mõttes, et oleks tahtnud näha neid võib-olla nagu naturaalses valguses. Aga jällegist on ju, nende kõige seas oli ikka väga-väga palju tugevaid töid. Nii palju erinevaid töid. Hästi mõnus nagu dünaamilisus oli sees, hinnatakse erinevaid asju ja nähakse nagu väärtust selles kõiges. Võib-olla isegi minu silm ei ole piisavalt treenitud, mulle päris kõik seal kindlalt ei meeldinud, aga ma arvan, et see ongi kinda selle point, et mõned maalid nagu suutsid tekitada sinust seda vastukarva tunnet, mida ma ei ole ammu juba nagu maalidelt kogenud, sest ma ise olen ka võib-olla väga süksesse mingi mugavusse või meeldivusse langenud. Too üks näide, üks maal, mis sul täiesti vastukarva oli. Nagu kas hakkame alla panema. Kas kohe eksoodia, ma ei tea see. Mul tegis kohe huvi kuulda. Pärak ise või? Või ei, päike, vabandust. Sulle ei meeldinud see? Mulle isiklikult ei. Mis sulle ei meeldinud selle juures? Mul oli raske leida Pärakut. Jah. Või see oli? Ma ei, nagu seal ei olnud midagi näha. See on koht, kus päike ei paista. Nagu, et selles suhtes just. Aga kas sul on nagu tunne, et sulle nagu ei meeldinud see teos või siis see nagu teos nagu tahtis anda mingisugust ebameeldivat võib-olla nagu tunnet ja ta oli sellest nii edukas. Et nagu... selles mõttes see oli absoluutselt tugev töö, et ma tunnen, et ta meelega tõi esile seda, mida ma tundsin. Et ta nagu väga julgustas neid emotsioone. Aga nagu võib-olla jah, lihtsalt ma ise ei olnud häälestatud, et kogeda
seda, kui et ja siis vaata seal all oli suurelt see winner, vaata. ja siis see oli ka siuke väike. pani kohe kriitilise pilguga vaatama. Aga jah, sellepärast ma võib-olla ei tahtnudki esimesena rääkida. Natuke controversial. Just väga hea minu meelest alustada sellise tugeva pipraga nagu, et mis on halb. Kas ma võin siis öelda, mina läheks just teistpidi sellist magusat rada ja tahaks öelda, et mulle väga imponeeris, väga hästi toimis see näituse kogemus. Mina siis käisin seal kokku 2 korral, mina nimetan seda kokku 3 korraks. Ma räägin kiiresti ühe asja ära, et kuidas mina näitustel käin või vähemalt üritan käia. Ma nimetan sellist näituse käimist, kui vähegi on võimalik. Siis ma lähen näitusele niimoodi, et lööd jalaga näitusukse lahti, põmm, astud sisse. Ei loe, millega on tegemist, kellega on tegemist. Astud lihtsalt saali sisse või kuhu iganes sisse. Ja koged seda nii-öelda tervikut, et kas see siin, mis iganes maal klassikaline mingi installatiivne väljapanek, kas see lihtsalt toimib ilma nende kontekstita, et see nüüd näituse süütuse võtmine, seda saab ainult 1 korra teha, sest nii kui sa loed selle kohta midagi, tutvud, siis sul on juba mingisugune pilt ees on, mida ma sinna vaatama lähen. Ja üldiselt tegelikult, kui me mõtleme tänapäeval väga, sul on sellised väljapaneku näitused, ülevaate näitused, tõesti oksjoni näitused, aga tihtilugu on näitusel mingi läbiv teema, mingi narratiiv, mingi asi, mis seda koos hoiab. Et see selline näituse külastus, kus sa lööd jalaga ukse lahti, astud sisse, et see üldiselt ei anna sulle nagu mingit erilist elamust. Aga miks ma seda teen või miks ma sellest üldse räägin? Ma räägin sellest sellepärast, et see hinnang, kui ma nüüd annan sellise näituse hinnangu, et kas jalaga uks lahti näitus toimis? Jah, toimis. Kelle jaoks see võib-olla natukene on oluline? On nende inimeste jaoks, kes tegelikult on kunstikauged, kes ei lähegi sinna näitusele võib-olla lugema, võib-olla näiteks lapsed on ju, või no teate, et teil on see sugulane, kes lähme, käime ära, see on näitusel on ju. Selliste inimeste jaoks võib-olla on just sellised näitused, mis toimivad oma tervikuga ilma seda niimoodi semiootilisi kihte nagu läbi mõtlemata, toimivad lihtsalt, et ongi lahe, tekib see lahe emotsioon. Selle näituse puhul täiesti olemas. Lõin jalaga ust lahti, ei löönud. Läksin sisse, vaatasin, et esiteks selles suhtes selline valge seina või valge kasti kuubiku näitus on ju, valged seinad ja maalid seinte peal. Kõigepealt üks selline ühine nimetav tegur oli monumentaalne, aga oli kasutatud sellist head nippi. Olen ka enne seda näinud, et sul on ülimonumentaalne ja siis kõrvale hästi miniatuur. Panite tähele, tõnks tekib kohe selline hea kontrast. Õhku oli, niimoodi, et ei olnud isiklikult, mulle meeldivad ka näitused, kus on väga palju töid, aga võib-olla lihtsalt viimasel ajal on neid nii palju olnud, et see on ka kuidagi nagu väsitav ja rõhub. Ehk siis ma läksin sinna, ma pean muidugi lisama, et ma läksin sinna siis ilusal, helgel, päikesepaistelisel päeval, kõik paistis päike sisse, inimesi ei olnud selline hästi, et see atmosfäär, kui ma sinna sattusin, oli väga hea. Selles suhtes see nagu näitus toimis. Oli monumentaalne, mulle meeldis see, et oli seal mis alumine saal on, mitte monumentaalgalerii, aga see väike saal oli täiesti selline üks nagu ruumi kontseptsioon, sul on see installatiivne väljapanek. Ja seal oli selline kontrast, et sul oli need maalid seinas, kui sa tahad, tegid seda installatiivse nagu maali ja metsaelamuse ära. Ja siis kui tahtsid, läksid sinna monumentaalsaali, kus tõesti olidki kõige monumentaalsemad teosed. Et minu meelest see näitus, kes iganes selle kureeris või kes selle üles ehitas sinna, see oli vist kuskil kirjas, mul jooksis mööda. Et suurepärane töö, hästi tehtud, ehk siis näitus lihtsalt ilma piltidesse, töödesse, teostesse minemata ülesehituselt minu meelest oli nagu mõnus, et ta ei rõhunud mind ja toimis hästi. Me räägime mingitest töödest ka. Oota, Kadri räägib, ma räägin ka siis. Mis mulje mul oli? Jah, räägime üldmuljed ära. Selle näituse korraldaja oli Giedre Miller. Giedre. Räägime siis üldmuljed ära ja siis lähme nagu edasi. Mul oli sama, et mul tegelikult nagu mina ja Säde käisime seda näitust esmakordselt vaatamas siis selle avamise päeval, mis oli üleüldse tore, oli palju melu ja palju seda. Avamised alati ei ole kõige paremad ajad näituse vaatamiseks, kuna kui on suur mingi populaarne näitus, siis on rahvast nii palju, et sa ei näe töösi. Aga tollel oli õnneks natuke venis ka veel algus ja siis oli päris palju aega rahulikult vaadata neid töid ja rahvamassid ei olnud ka nii suured. Ja ma pean ütlema, mulle ikkagi oli nagu väga äge, tore elamus näha, et see on ikkagi noor maalikunst ja sa lähed sinna saali ja see oli nagu minu jaoks palju
huvitavam, tugevam näitus kui näiteks meie Tartu aastalõpu näitus. Räägi, aga tõesti kontrastina, mitte et see aastanäitus halb oli ka alati tore, aga tõesti kontrastina kõrvale see näitus oli nagu ja eriti kaks tükki tulid nagu põhimõtteliselt üksteise järel ja siis sa nägid seda, kuidas see nagu tegi Tartu aastalõpu näitus oli hästi niuke kodanik, palju niukest väikest perenaise kunst ja palju niukest väikest, tilukest meeldivat kunsti, et seal oli see teema oli ka, eks ju, mingisugune kohalolek midagi niukest hästi niuke lihtne ja siis sa lähed selle noore maalikunsti näituseks iga teos nagu mingi nagu väriseb nagu sellest, kui palju tal on nagu öelda ja lahe vaatamine. Et see just see oligi, et nagu Ott ütles, et see monumentaalsus, kui palju suuri formaate, kui palju niukest puhast maalimeisterlikkust, ägedaid huvitavaid lähenemisi, et seal tõesti oli näha, et seal oli see valik suur ja seal sai tõesti nagu väga häid tippe panna välja. Just, et mul on sama, mis Kadil, et tõepoolest, et kui ma käin seda aastanäitust, mina olin nagu see aasta kuidagi väga pettunud. Mul oli ootused natuke suuremad, aga pidin väga pettuma, eriti kuna vaata iga aasta maalikunsti päris palju aastanäitusel. Ja see aasta nagu see maalikunsti maitse minu arust oli ikka nagu nii maas. Ma ei tea, mille järgi nad valitud said, et siis jällegi lähed. Aitäh! Panid igasuguseid suvakaid lahti. Enamus ma ütleksin mingi 70% või 60% nagu mulle üldse meeldinud. Ja siis sa läksidki tõesti sinna näitusele ja see tõesti see vahe, see oleks pidanud olema aasta näitus, eks ju. Ja ma kuidagi tunnen ka, et mõtlen, kui meil on nagu, seal on ka ju ikkagi aastalõpu näitused hästi palju nagu neid osalumist nagu taadetakse neid taotlusi. Ja ma mõtlen, et kas need kõigi meie professionaalsete kunstnike pealt ei saanud siis nagu samavõrd just. Vanade professionaalsete kunstnike pealt nagu Ott. Võib-olla selle aastanäitusel, ma ei tahakski nagu öelda nii väga nagu teoste pihta, aga võib-olla see nagu ruumipaigutus, et kui sa paned aknad kinni ja sellised seinad sinna vahel, et ta tekitas natuke rõhuva tunde, ühe saali värvid mustaks või tumedaks, selline rõhuv atmosfäär oli. Minule need sakid meeldisid, minu see oli geniaalne lükka. Just, aga minul tekkis natuke selline rõhuv tunne ja mitte midagi teoste koha pealt, ma ei tahagi nagu midagi öelda, aga lihtsalt see ülesehitus, võib-olla ma sattusin ka siis pimedal ajal sinna, ma ei tea. Ma räägin, et nüüd läksid valgust, avarust, kõike nagu selline käid ja selline hästi nagu helge tunne oli. Et ärme nüüd seda aastanäitust ka nii maha tee, et nähti vaeva, tehti ära, et tubli sooritus. Ma arvan, et meil on siin mingisugune nagu bias, et üks meist siin oli seal. Ei, üldse mitte selle pärast. Aga siis võttes kokku seda üldmuljet, et ma kiiresti ütlen ka, et üks, mis mul nagu oli kriitika selle näituse, siis nagu selle, kuidas see toimis, eks ju, see kureerimise poole pealt. Kui sa lähed seda näitust vaatama, siis seal on iga maali juures muidugi see silt, eks ju, kes see tegi aasta ja see meedium, eks ju. Aga siis sul ei ole nagu teose kirjeldust, eriti ütleme poolkontseptuaalsete tööde juures see puudub. Ja selleks on pandud sinna sükkelis nagu QR-kood. Ja siis esimest korda, kui me käisime vaatamas seda avamisel, siis mina arvasin, et kogu selle maali info saabki seal QR-koodist, et see ongi niimoodi lahendatud niimoodi moodsalt, eks ju. Millega mul endal on juba isiklikul probleem, sest et jätab välja nagu võib-olla mõned vanemad inimesed, kes ei oska juba nutitelefoni hästi kasutada, et nemad jäävadki sellest kirjeldusest ilma, eks ju. Aga tegelikult nad ei jää milleski ilma, sest et pooltel maalidel, mida ma vaatasin seda QR-koodi, sinna ei olnud nagu mitte mingit infot. Seal oli põhiliselt kunstnike käest küsitud 2 küsimust, sa võisid vastata, kui need tahtsid. See oli nagu kunstniku profiil põhimõtteliselt. Jaa, aga mõnel oli täiesti tühise. Ja siis enne, kui me täna podcasti tulime salvestama, käisin ühe korra veel üle. Ja siis ma alles märkasin, aknalaudadel on siis eraldi sellised oranžid, sellised näituse kataloogid. Näituse kataloogid. Ja seal on kogu tekst näitusel maalikirjeldused ilusti olemas. Et kui te olete sama loll nagu mina, siis minge vaadake aknalauad üle. Ja siis veebinäel pidi olema kaarsed. Ja sellel preemial endal on koduleht Young Painterprice .com või midagi niukest. Ja seal on ka kõik need finalistid ja nende finalistide need tekstid, mis neil seal jpõh.art on selle lehekülje aadress. Just, et kui keegi lähete vaatama, et oled huvitata, mis nagu kunstnik selle teosega öelda tahtis, siis vaatake seda näituse kataloogi või minge sinna veebilehele. Et see QR-kood, see on natuke mõtet. QR-koodiga mul on ka selline, ma ei tea, kust omistatud väike parakas, et alati küsid, et kuhu see QR-kood mind viib. Üldiselt selle Rick Ashley selle laulu peal. Wake me up. Et vaata vahepeal jah, üks võid kahta selle saidile ka sattuda. Ma kleebin sinna enda QR-koodi, et kanna mulle raha või...
ma räägin, et see QR-koodi aga see on kõik ainult kunst. See on kõik ainult kunst. jah, et parem on, kui on ka selline, mina kui vanem eelkeskealine meesterahvas hea meelega võtaks ka kataloogi kätte ja siis loeks. Just, täpselt. Loo moraal, phone bad, book good. jah, just. See vanasõna. Ja me oleme väga vanamaailsed siin Tartus. Nii, aga siis me oleme küünlavalged. Ma arvan, et seda mine siis kohe otsa edasi ja räägi mõnest oma lemmikteosest. Ja mul olid väga mitu lemmikteost, aga siis, mis ma tooksin välja, ongi näiteks, nüüd, kuna seal on ka Leedu, Läti ja Ukraina kunstnikud, minu nime nagu veerimine on selline nagu on. Ma panen selle voice to text robot hääle. Aitäh sulle, ma annan endast parima, palun keegi erke solvuga. Nii, Kotrina Onaidite. Just, et kui sa lähed sinna suurde saali, siis see on see, mida ka Patrik mainis, kus on see kang, see nagu see, mida sa seal ilestustas, eks ju, seal jõusaalis, et see on just selle töö, et minule endale see väga meeldis. Kriitika võib-olla on see, et jällegi kunstnik on nime pannud pealkirjaks, tema pealkiri ongi nimeta ja see QR kood ka teadselt mitte mingisugust infot kunstniku kohta. Et ma pärast seal raamatus alles sain lugeda, mida see kunstnik mõttes. Aga just, kui me räägime nagu teostusest, sellest visuaaldi poole pealt, mulle väga meeldis. Põhimõtteliselt tegu on siis, seal on siis poolkontseptuaalne, et seal on siis niisugune skulpturaalne teos, kus ongi see kang, mis on siis põhimõtteliselt, mida katab siis nailonis sukapüksid. Ja siis on suur maal, hästi ilus, hästi tehniliselt andekalt tehtud, sooritatud päris hästi. Värviline ja siis seal on ka pool tööd, on ka siis nailoni suhkpükstega kaetud. Mis selle mõte oli, kui ma nüüd mäletan õigesti, et see kunstnik siis tegigi selle, põhiliselt see on nagu toksilisest maskuliitsusest. Ta tegi see, tema enda kodukohas on siis väga populaarne, ongi niisugune kulturistlik bodybuilding, jõusaali kultuur. Ja sellest inspireeritud ja kui ma õigesti mäletan, siis tema enda isa olevat ka siis selline olnud ja siis ta ongi oma tunded kõik sinna teose sisse pannud. Ja mulle eriti meeldib selle teose puhul materjali valik, mis on alati hästi oluline. Et üks asi on see, et kontseptualismi puhul on ka see, et küsid enda käest läbi ka selle, et miks sa maalid, mille peale sa maalid, millega sa maalid, mis materjalid on, eks ju. Et just see nailoni sukkpüks, niisugune naiselik mul endal on ka jalas, eks ju. Seda on nii lihtne katki rebida, niisugune habras. Ja edasi sealt kiirelt võib-olla räägime ka sokkidest. Pärast. Need ei rebi katki. Need ei ole õnne. Need on 5 korda pehtavad. 5 korda. Ühesõnaga, et just, et siis panna see sinna, ütleme see jõusaali kultuuri, mis on nii toksiliselt maskuliinne ja vastupidine, eks ju, selle haprusele. Et mulle see nagu just, mulle nii meeldis see mõte ja see tehniline teostus ja see nurk, mida ta, seal ongi siis seal maali visuaalselt on ka niisugune nõukaaegne lagunev nurgakesel jõusaalis, mis jällegi näitab seda haprust seal kultuuris, eks ju. Et hästi mõjus töö, hästi. Ja nagu seostus mul kohe mingisuguse kehalise kasvatuse tunnitrauma. Sa tunned mingit lõhna, aga siiski me peame ühe väga suur täpsustuse tegema, et tegemist on siiski rinnalt surumiskangiga, on ju. Et kui sa nüüd lähed MyFitness, siis selle kangi peakohale tõstad, siis ei ole kõige parem mõte. Ja tõesti, see vist tegelikult, nii palju ma ka lugesin selle põhjalikult läbi, siis vist just see suhe enda isaga, et see nagu on and off, ma sain aru, et niivõrd kuivõrd, et samas üks on see selline negatiivne pool sealt, aga teine just see, et see nagu teda ennast ka tõukas sinna kultuuriliselt, sinna just selle kulturismi poole, et mis seal siis on. Ja see materjali valik tõesti, see nailon sukk, et saab kasutada nii-öelda sellise seksisümbolina, saab pähe panna röövida maski, panka röövida ja mis seal kõik oli, et aga üldse lahe teostus, et efektne, ma räägin, et astute sisse, vaatate, et vau, mis see siin on. Ja, sest ta hästi meelutas. Või kes siin on, nagu et see nii kuidagi. Nagu kunst, ja, ta oligi selline nagu mingi veider värk, aga nagu lahe, hästi, jah, toimis. Lihtne, aga toimib. Just, täiesti nõust. Ja ta oli nagu niuke huvitav nagu vastikult nunnu nagu esteetika. Tahaks nagu suruda seda kangi. Kõinda rõve nagu sama aegselt. Morbiidselt ja sa nagu tahad puudutada seda nii väga, aga sa ei tohi. Ja kui vaatad siis seda nagu originaalpilti, siis tegelikult on kuskil siis betoneeritud keldris, mis võiks anda veel eriti hullu efekti. Seal kunstimaja saalis natuke võib-olla sellest jääb puudu. Aga ma arvan, oma sellises loomulikus keskkonnas on ta veel eriti. Lagunemas seadust, jumala tore. Just, ühesõnaga, see oli suur lemmik. Ja siis järgmine, nii, jälle ma veerin nime. See ei ole nii raske õnneks. Kristiina
Posse või Poke. Siis pealkiri oli Vasak käsi ei tea, mida parem tahab. See on ka jällegi suures saalis. Suures saalis seda oli mu lemmikud enamus. Aga see on siis töö, kus on sõrmed. Et igal lõuendil on siis eraldi sõrm, mitte täienisti, vaid ongi siis 1 lüli või 2 lüli, millest ma kohe räägin, mis seda päris huvitav visuaalselt. Aga põhimõtteliselt millest ta siis räägibki, ongi siukene ma olen terve elu ise näiteks endal sõrmi nokkinud, ma olen olnud küünenärija, ma olen juukseid närinud, mul on suu seest õhki. See ongi siis siukene ärevusest tekkiv toime, eks ju, kuidas sa nagu ennast nokid või kuidas see keha vaim, kuidas see tuleb kokku, eks ju, siukene nagu ärevus kehas. Ja siis tal ongi siukene pilt, siukene maal, kus on mitu lõuendit ja siis lõuendi peal iga sõrm ja siis sõrmede ümbert on kogu see nahk katki maalitud. Jällegi tehniliselt supermaal. Muidugi siin on ka teatud bias mul, sellepärast et mulle, ma ise väga suhestusin selle maaliga. Aga mis mulle mis tekitas sellise küsimus, et kui me käisime Kadriga seda ka avamisel vaatamas, oli see, et kui sa vaatad neid sõrmi, siis ütleme, meil on sõrmedel on, eks ju, 2 lüli. Siis nad on kuidagi niimoodi tehtud. Mul on tegelikult ju 1, 2, 3, vabandust. Aga just 2, mis on siin nagu tüübid. Me peaks Mari tooma siia. Tal oleks rääkida selle kohta, seal peaks ühe ära võtma. Ja võibolla, kui 1 kaob ära, siis me teame, kus see Tartus on. Ma keskendun just sellele 2, sest et tal oli maalitud nad oli kuidagi niimoodi, kui mu kaamerast on näha, eks ju. Me ei ole furrid. Patrick paneb pildi ka. Patrick paneb pildi ka, eks väga hästi. Aga seal on nagu 1 lüli keskelt nagu ära jäetud. Nagu ära smuutud. Jaa, hästi niimoodi ära udustatud keskelt. See oli minust hästi nagu huvitav võte, eks ju. Et see on hästi inimlik asi ja siis anatoomiline asi, kuidas see nahk koorub ja see, ütleme, see närimine üldse on nii inimlik see ärevus. Ja siis sa nagu võtad nagu ühe osa anatoomiast ära. Et just see nagu tehniline pool ja see, mis otsused seal tehtud oli selle maali koha peal, mulle nagu hästi mõjusad minu arust. Väga huvitav, käisin mitu korda vaatamas, vaatasin ka seda tööd, pildistasin. Ja kui sa nüüd ütled, et vaata, et nahk oli ära näritud, ma vaatasin ka seda, et see närimis oli seal see mõtte taga. Ma ei pannud tähelegi seda. Praegu vaatan. Mina vaatasin, et ta on nagu 10 küünega enda poole vaatasin. Ma ise olen vaata närinud, siis ma märkan Sickening greed. Ehk siis see oli üks töö, mis mulle endale ka nagu meeldis. Ja hästi kaasaegne, hästi siukene nagu mina nagu vaatan peale, ma saan aru, see on noor kunstnik, et see on see ärevuse teema ja see, kuidas see maalitud oli. Mõlemad niisugune kontseptuaalne, jah. Just. Ja siis viimane maal, jällegi ma veerin, ma oleks võinud ühe eestlase võtta, kes oleks seda veerima. On ka jällegi suurest saalist Aurelia Saburaite. Ja selle siis pealkiri... Kusjuures tema perekonna nime peabki niimoodi sellise nagu... Saburaite. Ja selle pealkiri oli siis Töötajate koloonia. See on ka maailm, mis ma tean, et sulle, Kadri, väga meeldis. See oli siis just juba visuaalselt, isegi ilma seda teksti juurde lugemata oli lihtsalt, see oli nii kihvt ja see nii naivistlik ja see erines teistest nii palju. See on siis seal ühe suure saali ühest väiksemates saalides. See parempoolses kõrvalsaalis. Just, et minu esimene mõte tegelikkuses oli, et see sobiks ERMi või kuhugi, ma ei tea, mingisugusesse ERMi nagu restorani või kuhugi, et ta on kuidagi siukene hästi folkloorilik maal. See siis kujutab väikeseid naivistlikke mehikesi või siukeseid pisikesi stiliseeritud inimesi, kes siis raiuvad puid ja siis salgivad seda, see on nagu selline puutöö. Ja siis enamus maali sellest nagu foonist või taustast on selline nagu pisikesed triibud. Et minule meeldis natukene võib-olla siukene, kui sa võtaksid Eesti rahvaseeliku ja triibuseeliku ja teeks selle beisiks. Et see on see, mis mulle meenus, aga samas ta on siukene wood grain puitu ise, sest nagu meenutab, kuigi nad on nagu triibud. Ja siis üks huvitav detail oli ka see, et isegi, mis mulle enda väga meeldis, oli see, et selle lõuendi ääred. See oli ka neid pisikesi naivistlikke mehikesi täis, see oli lihtsalt... ma seda ei näinud. Ja ma ka hiljem nagu vaatan. Et siukene, ma ei saa midagi parata, naivism on üks nagu kunsti, mida ma ise nagu nii palju ise ei arrasta veel. Ma isegi ei tea, kas ta on nagu niivõrd naism. Ta tegelikult ta on hästi... Ta on isegi nagu liiga... Vaata naivism on see, kui sa tehakse mingisuguse sellise nagu lapselikkusega vähendatakse. Aga ta natuke on lapselik. Seal oli tegelikult hästi, vaata ta oli nagu nii stiliseeritud, nii puhtalt, ta oli nagu juba mingisugune... nimetaksid seda? Hea küsimus, kas see on väga hea küsimus, kui sa mõtled, mis nagu ismi või kuidas me liigitaks seda. Minimalist tegelikult. Kas ei ole minimalistlik? Minimalist. Võib-olla ta on jah mingisugune minimalist. Sest ta on ikkagi väga nagu
strateegiline. Kõik 4 kunstikku kõik kaasa on. see on nii hea. Päris iga ismi me ei saa panna advokaatide tõttu. See on nii hea kunstiteos, et me lihtsalt, tal on kõik ühesõnaga. Aga minul just see lapselikkuse pool mind nagu võib-olla siis nii väga puudutas. Ja need mehikesed meenutasid natukene nagu kuidagi neid vaata laua jalgpalli tüüpe. Meenutasid mingi Pixel Game'i tüüpe. Ja natuke hea mingi niuke. Ja lauamängu. Aga selle kataloogis ma natuke lugesin ka, ma väga süveneda ei jõudnud kahjuks, kuna ma selle viimase minuti lavastasin. Aga seal oli ka välja toodud, eriti see kunstnik rääkis just sellest, kuidas see lõuend ise või see raam on ka, eks ju, see puit. Ja ta väga fokusseeris ka sellele, kuidas ta selle tema lõuendi tegi, ta räägis ka sellest hästi palju. Et see on ka nagu hästi huvitav nagu kontseptuaalne element tegelikkuses ka, et kuidas ütleme see lõuendi enda tegemine ja kuidas see mõjutab seda maali seal peal ja seda üldist maali kontseptsiooni. See on minu päris huvitav. Et vahepeal isegi ütleme, kui me räägime nendest oksjonitest või ütleme nagu müügikunstist, siis seal hästi palju vaadatakse üle sellest, et kui kas see on käsitsi tehtud, kas on poes ostetud lõuend, neid väga ei koti ausalt öeldes. Et see nagu oli nii tore näha, kuidas nagu kunstnik see nagu selle tõi välja, et kuidas see tehtud on ja kuidas see puutöö on seal maali peal ja siis puutöö on seal all, eks ju. Et ühesõnaga, need on minu 3 lemmikut. Ja isegi nagu puht juba nagu värvi mõttes, kas Kristin Erm tegi siis meie Kristin Erm, kas tema siis tegi ise muldadest ka endale pigmendid ja asjad või? Ta plaanis seda teha, kuidas ta üles jääma teis. No vot, et ka see on tegelikult nagu, et nii iseenesest mõistetav, et jah, et ma lähen, ma ei tea, kunst ja hobisse ja mul on nüüd värvid, on ju. Et ka see võib olla tegelikult osa protsessist, et sa lähed fucking kaevad mulda nagu. Ja siis sa teed seal. Kaevama. Kristin kaevama. Itaalia mulda kasutab. Kristin läheb Itaaliasse varsti ja siis ta toob tagasi meile mulda. Just, aga Patrik, sa hakkasid rääkima. Ei, tegime peaks Otile sõna andma. Ott võib ka sõna võtta, jah. Ei, kus mul just nii kiire on. Teate, väga palju kattub, aga me siis enne natuke arutasime, et me täpselt samu asju ei arutaks. Siis ma valisin ka enda 3 tükki välja. Minu siis lemmik, aga üks hästi tore maal. See on ju täitsa Eesti nimi. For sure. Tšetjovska. Ta oli meie EPOS üks tegelastest. 2001 LT. Töö nimi on siis Nimeta ja töö peal, ma loodan, et Patrik selle siia kuvab, on üks selline lähivaates, tundub, et selline lapse silmad ja natuke verine nina. Lugesin läbi kõik, see oli minu lemmiktöö, lugesin läbi kõik kirjeldused põhjalikult ja see oli ainuke, mida ma ei lugenud. Täiesti teadlikult skip that ja mis põhjusel, sest mulle meeldib see, kui ma lähen näitusele ja töö toimib. Mul ei ole mitte mingisugust kontseptsiooni taga, ta toimib ülihästi minu jaoks. Ja siis ma mõtlesin, kas ma hakkan nüüd rikkuma seda, kas ma hakkan nüüd, ilmselt see story sinna juurde seda ei rikuks, ärge rikkuge palun. Ei tohi öelda. Aga ma arvan, see ei rikuks ära seda. Ma usun, et ei rikuks, aga mulle meeldib see teadmatus, et mul oligi just, et see ei nagu. Miks ta toimib, ei tea. tea. Enda lemmiktöö ma jätsin lugemat, kõige lemmikumat. Aga miks see oli sul lemmik? Räägi natuke lähemalt. See oli nagu lihtsalt vaatasid, tead, eks seal oli see mõjusus ka, et sa käid seal monumentaalsetest ööde vahel ringi ja siis äkitsed kuskil nurga taga on mingi väiksed tillukesed silmad enda verise ninaga piiluvad. See kuidagi, ma räägin, et see keskkond ise nagu toimis nii hästi selle töö jaoks. Hästi tehtud. Kas see on ka töö, mille poolt sa hääletasid? Ei ole see töö, aga see oli minu selline väike lemmik, sest ta oli väike töö. Aga kui nüüd edasi minna, millest ma natuke saan pikemalt rääkida, siis kus me siin oleme? Oleme siis sellise tegelase juures nagu Gerda Hansen, tema on siis meil eestlane. Tšau Gerda, ta prolli vaatab seda. Tšau Gerda ja üks tükk korraga. Siis selline suurem töö, selline digitaalse meediumi ja siis sellise traditsioonilise meediumi nii-öelda ristand, et ma saan aru, et ma loen natukene, mitte ei loe natukene, aga vaatan. See maal ikka käsitsi tehtud, aga see, mida ta kujutas oli. Just, et see oli jällegi siis nagu tehisaru abiga, ma saan aru, kavandatud, mina ju ise tegelen ka väga paljuski sellega ja püstitab nagu samasuguse sarnase küsimuse, et see on selline väike ja aeglane vastupanu sellele tempole, kui kiiresti see tehislik ja digitaalne nii-öelda pildi genereerimine meile nagu peale tuleb. Ja see on väga tore, et keegi tegeleb ka sellega samamoodi või nagu mõtleb samamoodi nagu mina. Ja teos ise
väga efektne, ta oli suur, ta oli nagu läbi maalitud, aga ta oli hästi läbi maalitud ja kuidagi andis selle mõtte väga hästi edasi. Et mulle meeldiski see, et ma vaatan teost, vaatan pealkirja, siis pärast pildistan üles ja loen kodus juurde ja kui ma juurde loen, siis ta nagu apib seda, vaatab, et et mul umbes selline mõte tekkiski seda vaadates ja see kontseptsioon seal taga nagu kinnitab seda ja selles suhtes tubli Gerda, hästi tehtud, mulle meeldis. Nii, ja nüüd kui me ütleme kolmanda kas ma tohin kiirelt võib-olla natuke lisada? Sekku Gerdasse. Gerdaga meie koos, võib-olla tema juba enne seda, aga käisime Taanis ühes sa for real tead Gerdat või? Jaa, ta on mu õe parim sõbranna. Ja Taanis käisime siis kõik kampakesi koos ja seal siis vähemalt mina enda jaoks maalimis avastasin, nii et koos temaga kõrvuti istusime ateljees ja tegime töid ja crazy, kuidas ta on arenenud, ta nii väärib seda kõike, ta on amazing. Ja selle töö puhul ma arvan, et see kõige lahedam osa, võib-olla see rääkimata lugu on see, et see töö on tegelikult täielikult modulaarne ja see oli ka kontseptis tegelikult mingi aeg sees, et ma ei tea, kas te olete näinud neid erinevaid nagu asetusi sellel. Ja et ma praegu siin vaatan, et saab tõsta ringi, mängi ümber. See ongi nagu digimaastikul saad seda lihtsasti teha, tõsta ringi piksel ja see interaktiivsus või kas või juba seal seinal vaadates see potentsiaal interaktiivsusele minu arust on juba täiega süge see, et ma suudan, ma tunnen, et ma saan midagi siin nagu teha, et see mind nagu täiega haaras kaasa juba see mõtte algusest ja also AI osa pealt see, kuidas ta kasutab seda tehisintellekti on see, et ta meelega minu arust otsis mõnda aega vähemalt neid kõige nagu primitiivsemaid ja mitteadekvaatseid. Gerda, miks me koostööd ei tee? Nagu mulle tundub, et mul on sama, just, et leiame sealt selle AI maailmas selle midagi, leiame selle, mis ei ole nagu päris see, on ju. Ja ongi leitud nagu siis see mingi siuke väike lõiguke sellest samamoodi nagu üks see lõuend tema tööst. Et kuidagi sa saad nagu selle fragmendi ja siis sina ise justkui orgaaniliselt genereerid sealt edasi selle lõpliku nagu töö. Ja mis mulle muidugi nagu lihtsalt nagu see tehniliselt nii muljet avadu, et sa läksid sinna lähedale vaatama mingeid asju, sa olid nagu, ja siin on võib-olla mingit šablooni kasutatud. Ja siis hakkasid sa vaatama, sa olid nagu pikki, seda ei saa tegelikult šablooniga teha. Et see pidi kõik olema kuidagi. Vaeva oli näha. Kannatlikkus ja kõik see distsipliin on seal nagu 100%. Et see oli küll jah, nagu töö, mis kindlasti, kui sa hakkad nagu mõtlema selle pealt, kuidas see tehti, siis ta hakkab hoopis nagu teistmoodi rääkima. Tehniliselt hakkavad näpud valutama. Selg valutab. Ühesõnaga Gerda tubli töö, hästi tehtud ja tegelikult ma nüüd ei hakka, ma siis enda lemmikut ei võta, aga ma tean, et kuna me siin väga palju ei kajasta seda nii-öelda võidutööd, võib-olla mis natuke räägin sellest, see on siis nii-öelda Anus või Päikese Solar Anus August Joost ja Päike. Mina läksin siis näitusele esimese tiiruga siis nii-öelda jalaga uks lahti emotsioon. Ma tõesti ei vaadanud, kes selle näituse või kes selle nii-öelda konkursi võitja oli, et ma ei teadnud seda. Ja huvitaval kombel, kui ma läksin, vaatasin seda tööd, ma ei kuidagi jäi nagu kahe silma vahele see alumine silt, see winner, mis Patrickut segas. Ma ei pannud seda tähele, ma ei teadnud, et see on võidutöö. Ma alles pärast kodus nägin, et see on võidutöö. Aga kui ma pean nüüd niimoodi olema siin kunstikriitik ja mingit tehnilist asja hindama, siis kõige tugevam töö sellelt väljapanekult oligi see töö. Ta oli monumentaalne, ta oli võimas, ta kohe nagu niimoodi võttis nagu pilgu endale. Lugesin seda mõtet nii hästi, minuga võib-olla ei resoneeru see selline see kehade värk selle, kuidas see on, et pole võib-olla see sisuline pool ei ole minu jaoks nii oluline, aga mis mulle väga huvitav nüanss oli seal. Kui ma seal monumentaalsaalis ringi käisin, siis käisin, alguses ma läksin ikka nagu mingisugune, käisin seal nina vastas, on ju, sa vaatad seda pea 3 meetrist tööd ülilähedalt, mis ei ole nagu eriti hea tegevus. Ja alguses ma seisin suht lähedale sinna ja vaatasin, et need sellised läikivad, mina ei ole eriline hüperrealist, aga ma saan aru, et kui sa tahad sellist läiget teha või kui te üldse annate nagu highlightidega, vaata viimaselt tuletab, nii, kõige lõpus ma panen nüüd highlighti peale. Just. Siis selle isiklikult, ma ei tea, kas te olete ka vahepeal kogenud seda, et vahepeal suht lihtne on selle highlightiga nagu üle panna. Et kui tuled ja vaat, paneks siia veel, pekki, nüüd sai palju. Ei, kuna see momendis see tuubi valgeneb nii hea selle kirsina seal tordi otsas. Täpselt, ma just vaatasingi seda, et nagu,
et ta oli ka suhteliselt mitte päris toore valgega, aga siis hästi heleda sellega tulnud ja lähedalt vaatad, et no kuidas sa nüüd niimoodi said siis siia ja suht palju, et seda nagu läiget ja asja suhtes palju oli selle valgega nagu pandud ja lähedalt vaatad, et njää, ei lähe mitte, aga astud tahapoole ja vaatad, kuidas lähedalt vaadates asi, mis nagu ei toiminud, hakkab toimima ja sellepärast see oligi nagu muljetavalt, nagu vau, sa tuled suht toorelt peale siia nagu suht heledaga, seda nagu läiget ja paned nagu seda päris palju ja ikkagi see toimib nagu distantsit, no kus ta peabki toimima. Et selles suhtes kuidagi selline huvitav tehniline nüanss, et muljetavaldav. Ma ei tea, kus sul on, aga mulle endale, et just see, need peenikesed valged, eks kriipsud, mulle tundus, et on teinud pinsli otsaga. Ja, et see võimalik, vaata lähedalt vaatad, et ongi täpselt jääbki see mulje, et on üle pandud, aga astud eemale ja läheb tööle, et ma räägingi sellest, et kuidagi tehniliselt nagu muljetavaldav lahendatud, et hästi tehtud. Ja siis mõned highlightid oli ka, et kuna see õli on meedium, eks ju, siis seal annab seda kihtidega mängida päris hästi. Ja siis, kui sa vaatad seal näiteks nendel kehadel või seda soolikatel, vaatad seda heledamaid kohti, siis need on ka kõige nagu läbipaistvamad. Et ta nagu, ongi nagu sinna vähem värvi pannud, et see oli ka minu arust nagu tehniliselt. Ja ma räägin, et tehniliselt hindadki seal ja vaatad, et hästi tehtud joost. Ja ei nagu minu arust nagu selle Augusti Joosti töö juures nagu see ka, et sa nagu teine, eks ju, mis publikule auhindasid kinni pannud see Metsaalune, see Katriina Levana töö, et nagu võrreldes sellega too töö nagu ei olnud selles mõttes nagu meeldiv, eks ju, sensatsioon vaadata, et seal on nagu need läikivad veidi ikka nagu niisked, mingi kehalaadsed moondunud asjad, isest see kompa ja esteetika kõik on nagu meeletult nagu ilus, sünge, väga nagu muljetavaldavalt tehtud, aga sa näedki, et see on nagu, see saabki olla ainult, sa ei tee niisugust asja nagu, see on ainult kunsti pärast. Et see söögisu ei tekita. Aga jaa, et ma tahangi üle küsida, et kas faktoidina, kas paremal maalil ei olnud poop ja vasakul ei olnud nagu laibad või? See on see, mida minu aju nagu... Sa tegid kakat. Ja paremal oli pask ja vasakul olid nagu mingi laip rippus tagurpidi. Ma nägin, need kehad on nagu see motiiv käinud see kindlasti läbi. Ta oli nagu, tema ma lugesin ka nagu juurde, siis ta oli nagu väga see girl give us nothing see tekstis, kus ta nagu ainult kirjeldas nagu seda maali visuaali. Ja oli hästi, mul detailne kirjeldus oli sellest vast. Aga et ei olnud nagu öelda, et mis see kontseptsioon seal taga on, et tegelikult mind ennast huvitaks, et sa nagu tunned ikka mingisugust nagu seda ängistust, seda nagu kehalise keha tajumise asja. See vist oligi see. Ja ma arvan ka see nagu seksuaaliti ja sellega minu arust. No seda kõik oli tegelikult nagu kõvasti tunda selles mõttes. Aga lihtsalt nagu aga ongi, et see oli liiga efektiivne võib-olla. See on ikkagi selgelt ju keha. See on figuraal. Ja see oli see ja siin on siis see pärasole lõppjärk. Näita seda kakat mulle palun. See ei ole kaka, mina ütleks, et see ongi mingi koloskoopiale läheb, pannakse voolik tagantpoolt sisse, siis on samasugune. Ma nagu ikka nägin seal kehas, aga need kehad on nagu nüüd juba proktoloogi igapäev. Ei näita seda teist. No see ei ole juba, see on nagu soolikas. Arsti podcast tuleb järgmisena. Nagu see seedesüsteemi see lõpus. Soolikosa. Et see on ikkagi soolikas. Ja vist oli küll, ja minust oli seal vist kirjeldati seda. No vaata, ei ole varem näinud. Jaa, ta oligi. Pro läpsides. Järgmine video meie Patreonis mina veel laua peal niimoodi. Õige. Aga Kadri, aga siis... Ja tahtsin me rääda selle Augusti Joosti töö kohta, et kuidagi nagu see motiiv, mis ta oli leidnud siin, oligi nagu nii, nagu veidike ootamatu või sa nagu arvan see, kuidas ehitusklass on nagu läikiv, nagu moonutatud keha, et see kuidagi oli põnev kõik tegelikult. Mina ütlen, et tugev töö ja ongi sellest suhtes, mina isiklikult nõustun siis selle žüriiga, kes valis selle parimaks, et ta ongi selles suhtes, selles kontekstis kõige parem. Minu lemmik, see töö, millest ma midagi ei tea, lihtsalt väiksed silmad. Mille poolt sa hääletasid? Sa küsisid seda juba, ma ei saa öelda. Keskerakonna poolt. Selge. Aga Kadri? Ja mina kindlasti tahtsin esiteks rääkidagi sellest siis väikese saali suurest, kuna ma peateosest minutiks oli Läti noorkunstnik Katriina Levana. See oli siis Forest Floor, eesti keeles vist Metsaalune. Ja see oli tõesti niuke suur 14,7 meetrit teos, mis oli siis mingi 160 centimeetrit oli selle ühe maali kõrgus ja sinna ruumi ette oli veel toodud niuke nagu kihtsammat ja sellised need lõhnapurgikesed, mida sa võisid tõsta.
ja see nii-öelda võis tõsta. jaa, neid võis tõsta. jaa, ongi jaa, see tuba lõhnas nii kehvalt kuidagi. Ma ei mõelnud selle peale, et äkki kas siit saaks veel seda? Ma ei mõelnud selle peale. Jaa, ei, seda võis tõsta. Me saime teada, kuna me käisime näituse avamisel ja siis mina ja Säde saime rääkida selle tüdrukuga, kes see autor on. Saime täitsa pikalt temaga jutustada ja see oli väga vahva ja ta nägi välja nagu oma teosed nagu üleüldse kogu oma vibe'i poolt. Kusjuures ma mõtlesin selle peale, et kas ta kujutab täpselt iseennast ja siis loed raamatust. Oma referents. Ta ütles jaa, et me rääkisime ikka sellest maaliprotsessist ja oota, aga ta oli see naine, mitte see kits on ju? Ei, ta oli kits ka, ta oli kits ka. Ja, et oligi tegelikult põnev nagu rääkida sellest, et esiteks nagu ma olin väga muljetavad, kui palju, kui nagu niuke jõud või nagu kui hooline nagu ta maalib nii palju, tal oli nagu see töö ja siis ta oli nüüd, mul mingi teine näitus läks üles ja värkis, ma olin nagu, et see oli nagu muljetavad, kui palju ta on nagu seda maalimist, kui palju ta tahab seda tööd teha. Ja siis see ka, et kuidas ta läks protsessist, et ta teeb ise kõik enda nagu referentsfotod ja nagu päris palju ka nagu just nagu nendest erinevatest nagu, kuna seal oli kujutatud niukest nagu veidike metsaalust koos ojaga ja sealt siis jooksis see tüdruku motiiv läbi, kes muutus siis selleks valgeks kitsaks. Et nagu need metsaalus asjad tegelikult ise käib nagu maalimas vahepeal siis looduses, teeb neid väikseid niukseid stadisi ja siis nagu pärastpoole nende järgi nagu oskab seda. Aga see on raba või? Ja ta on niuke rabalaadne, niuke sombune, niuke madaliku koht põhimõtteliselt. No jällegist on jah, sealt veest oli näha, et ta on ikkagi tuka ääres, on ju? Ja tema on siis see, kes sai nii Lätis kui Leedus publiku lemmikuauhinnad. Millest ma muidugi saan aru, sest see on niuke teos, mis nagu hästi kergelt kindlasti nagu resoneerub tavavaatajaga. See on lai võrk vaata. Astud teosesse sisse vaata. Pluss Noba seal sai. Pluss Noba, jah, eraldi üks kunstikonkurss. Kas ta audiost ka rääkis või? Audio oli ka jah, see oli. Selle kohta me ei jõudnud küsida. No mina olen vaata vana, ma olen mitte ainult, või ühesõnaga ma olen hoolikutest, ma olen kindlalt ka musahoolik. Kuidas sulle meeldis see audio? Melomaa. Väga see, kus juures muutis täielikult selle teose minu jaoks. Nõus, ise olin ka vaibisin seda. Ma tundsin ennast selle kitsena nagu. Surnud kitsena. Ja siis sa astud selle krõbeda sambla peale ja sa tunned, et sa liitud nagu mingi rituaalse tegevusega. Võisin astuda. Ja korra astusin, tundsin, et äkki ma rüvetan seda ja põgenesin seda. Ja siis ma mõtlesin ka, et kas ma tahan selle palgi peale ka istuda. No ei tahtnud, sest et nagu sul on nagu, sind embab miski, vaata. Et see nagu on lahe ka, et ta oli nagu kaardus minu arust, et see süke, et sa astud sinna sfääri ja siis see heli kuidagi, ta läks vahepeal nii melanhoolseks või tumedaks, et see kuidagi nagu liitis. Sorry, ma segasin. Aga mul on endal ka nõudse selle kohta, ma olen natuke segan siis mingi aeg. Siin on ka see, et kui me selle tüdrukuga rääkisime, me küsisin, kui kaua see maali osa nagu võttis aega. Võttis 1,5 kuud, ta võttis seal 1,5 kuuga. Kogu selle maali osa on 1,5 kuud. Ta oli samal ajal mingi 2 töökohta ka või midagi niukest. Kuule, miks mitte? Et see on lihtsalt selline nagu tegu on põhimõtteliselt imelapsega, eks ju. Ja põhimõtteliselt tegelikult ma olin selle nagu tüdrukuga kursis enne näitust ka, et ma olin kunagi TikTokis näinud tema nagu maalimisprotsessi asju ja kuidas ta tegi mingit viimast maali nagu siis, kui ta läks nagu see oli tema lõputöö tegelikult. Et kui lõputöö install oli, ta nagu mingi 1 päevaga või 2 päevaga maalis nagu ühe nagu mingi selle 1 maalitüki juurde või sinna ja mingi niisugused meeletasjad, mida ma ise et see näitab, kui palju tal on nagu seda maalivõimekust, et suudab nagu nii sujuvalt kiirelt, eks ju, tegelikult vähesega hästi palju anda nagu seda detaili muljet edasi. See veel nagu... Proovime saada ta külaliseks. Kuna selle saladuse tahaks mina väga teada saada, how does she do it? Ja see on rätsa. Muljetavad nagu siiralt. Ja siis ma arvan, et selle töö puhul mul tegelikult meeldis, ma nagu lugesin juurde ja siis kuidagi, kui ta nagu see tema enda mõtted ja tekst nagu minu jaoks andis selle sügavust juurde. Esilega muidu võib-olla vaatasin lihtsalt, et niuke äge nagu sünge feerikoor maal, eks. See feerikoor on nagu üks võib-olla väike kriitika, aga see tegelikult ei ole päris kriitika, see on nagu lihtsalt võib-olla kunstipuristidele see ei meeldi. On see, et seal on väga tunda Pinteresti või sellist nagu esteetikat natukene. Et selline nagu noor tüdruk, mets läheb päga peale noortele praegu. Sammal, see kuidas ta riides oli. Ta oli olnud riides selles. Ei, ta ise seal kaua. Ta oli riides nagu enda maal. Ja ta on nagu nii nagu noor popp ja tänapäevane, eks ju. Et võib-olla tema pool ma isegi tahaks nagu näha, mis ta tulevikus teeb, eks ju. Et kui see nagu see nagu võib-olla ära kaob tal või tuleb mingid nagu muud see
välja kasvab. ja ei, see oli temaga üldse huvitav rääkida nagu sellest teemast, et nüüd, kui ta oli tulnud välja nagu selliseks ju meeletu monumentaalteosega, mis ta on, eks ju, talle päris palju, eks ju, tuntust kuulsust andnud, et kui palju see tegelikult nagu paneb mingisugust nagu survet peale sulle, et sa nüüd tunned nagu iga su järgne kunstiteos nagu hinnatakse, eks ju, selle vastu, eks ju. sa ei saa kehvemaks teha. ja also see on valminud nagu sulle nii tugeva emotsiooni, nagu et tal, see ongi surmateema ja temal on surmaga siis suured nagu kompleksid. Ehk siis nagu kuidagi panna see rambi valgusesse ja siis kõik tulevad seda ka veel vaatama, on ju. Et see on siuke nagu topelt pressure, et aga mis mul veel raskem siis on või nagu, et mis mulle veel vähem või nagu, et kuidas ma saan nagu veel võimsamat midagi nagu teha, et see on koht, kus suffering from success, ja ei, see oli jah, täpselt nagu Päkki ütles, et oligi, et kui ta nagu seda, ma lugesin seda teksti juurde, et tegelikult see on nagu see tagamaad oligi sellest, et ta ise kasvas nagu üles hästi peres, mis nagu vältis surma, ei rääkinud surmast ja kuidas tal oli nagu niisugune tõsine nagu surmahirm ja kuidas siis läbi selle nii-öelda kuidagi loos, kuidas nagu aktsepteerida surma, kuidas nagu endale see ebamugavus nagu lähemale tuua. Ja tegelikult ma arvan, et mingisugune see nagu ebamugavus, haavatus, see on nagu väga tunda, kui sa seda maali vaatad. See, et see on see paljas tüdruk seal metsas, seal on see lumi maas, see vesi, et see kõik nagu tundub külm ja kõle. Aga samas see hästi nagu resoneerib kogu selle, ma ei tea, minu meelest on nagu mingi populaarne nagu asi, mis käib alati läbi, et ma tahaks minna metsa ja lamada seal ja siis sammal kasvab mu üle ja see on nagu mingi jagatud tung, et sa oled nagu ühiskonnast väsinud, et tahaks kuhugi loodusesse minna ja nagu hakata kõdunema lihtsalt otsast. Ja see on väga noorte tunne, mis praegu. Ja see on nagu väga, see on väga minu aktuaalne. Ma olen pikka aega, ma tahaks minna metsa kõdunema. Tahaks kõdunema minna. Ja kuidagi see tsentraalne töö, kus kohas see kitseke ja siis see tüdruk nagu mõlemad selle allikaga nagu kohtuvad või selle veekoguga, see ongi nagu see moment, mil sa taas ühendud kuidagi selle nii-öelda päris maailmaga, kus me oleme või nagu see siuke loodusega üheks saamise moment, kus sa tuled ja vaatadki nagu sinna lompi, et ma olen veel olemas, vaata. Nagu et see kuidagi see siuke, see mulle just nagu mõjus täiega läbi selle, et ma olen ise tundnud võib-olla, et see siuke linnaelu ei ole päris täielikult nagu hingelaadiv ja vahepeal tuleb seda justkui nii-öelda lõplikult täita siis selle looduses käimisega ja kuidagi see moment, mil see kõik seal nagu keskel üheks saab, ühesõnaga meisterlik minu arust nagu lahendus sellele kõigele, et see on siuke hästi sügav töö ja heli sinna juurde ja kuidagi see, et sa hiilid seal toas ringi ja sa kuidagi nagu tahad saada osaks sellest, aga jällegist on ju, et veits siuke dark ka, veits eemale tõuka või hirmus ja vahepeal see muusika läks ka väga hirmsaks, et see siuke lahe nagu dünaamiline töö. Ja, ühesõnaga väga vääriv see, mis ta saanud on selle eest. Oot, kas sa pead ka minema? Ja teeme niimoodi vahetuse, et ei ole nähagi Ingmar tuleb. Äjakka tulema. Pass the mic! Mida tule? Oota, aga paneme korra pausile. Vahepeal Ott lahti. Vaata, me rollime. Kurat, nüüd ma saan aru, miks ta ära läks. Okei. Me oleme täiesti tagasi. Me oleme nii tagasi. Ja Ott hülgas meid, kuna tal on 3 last ja tuleb nende lastega tegelema. Nii et me läheme nüüd edasi 3 ja me jäime pooleni siin. Jättis 3 last maha. Et 3 last maha. Ja ta läks nagu peab oma neid liha ja vere lapsi olulisemaks kui meid, tema tõelisi lapsi. Vaata raske, või meil on just lihtne rääkida enne, kui ei ole, enne kui igatahes. Kuhu me jäimegi? Minu juurde. Nii, sinu järgmine maailm, mis sulle meelde jäi. Ja minu järgmine teos, mis mul oli, võib-olla isegi selle näituse nagu lemmikteos minu jaoks. Hästi kuidagi võib-olla see nagu hetk, kui me seda nägime ja see valgus ja kõik mõjus niimoodi, et see hullus vibratiseerib mulle. Kaltsifer, sa oled meie valguse ees. Kui te näete varjumänge, siis see on päris. See on mu asja, ja oli siis Rasmus Marx, Läti kunstnik ja tema teos Human Nest eesti keeles inimpesa. Ja ta esiteks oli see, kui me vaatasime seda pikalt seda teod, mis ägedasti nagu teostatud, hästi maalitud. Ja siis me läksime vaatasime seda silti ja siis ta oli sündinud 2005 ja ma olin nagu 2005, kuidas ta juba nagu kunstikooli on jõudnud, kas ta peaks nagu gümnasist olema? Nagu ma arvasin, et mina olen noor maalikunstnik ja siis tuleb keegi, kes on minust 5 aastat noorem ja teeb nagu mingi mega ägedad asja. Ja imelaps. Ja siis temal oli selline
nagu, mis ei oska öelda, nagu installatsioonmaal või selline ruumiline teos, kus oli ehitatud üles selline nagu toanurk ukse läbikäiguga ja seal oli üks nagu väike eraldiseisev lõuend, mis toetus selle vastu. Kas te saite aru, et see oli peegel või? Ma sain aru. Tänu sädele ma sain aru, et see on peegel. Mul klikkis see mingi 5 minutit seda vaadates ja siis ma nagu nägin ennast paljana seal seismas korra. Ma olin mingi wow ja ma nagu täiesti sisenesin nagu pärast seda sinna maali. See oli väga lahe. Ma ütlesin, mul millegipärast, ma ei tea, millegipärast visuaalid ei klikkinud. Ma ei saanud aru, et seal on nagu ta seisab paljalt ja maalib seal oma selle maalikastiga. Ma nägin nagu mingeid muid ägedaid värve ja varju ja... Mul on olnud ruumis täpselt sama paigutusega peegel. Võib-olla sellepärast mul klikkis nii kiiresti ära. Aga see oli nii hea detail nagu. See oli... Geniaalne värk. Jaa, see oli kuidagi väga niuke, et sul tõesti tekkiski tunne, et sa oled seal ruumis, et see kõik muutus hästi nagu immersivaks. Immersive, kas see on eesti keele sõna? Nagu oleksid seal. Nagu oleksid sisse söövaks. Yeah, for sure. For sure. Noortepäraselt. Ja nagu saaks tema ateljees sees seal tundus. Ja see oli... Ja mõtle, see kõik saavutati nagu ruumis, kus on laed mingi tegelikult mitu meetrit või nagu, et sa justkui lähed sellisesse väiksesse kuubikusse ja also veel eraldi see, et tal oli seal laua peal see makett. Sellest samast, et sul tekib see, sul on see potentsiaalne igaviku paradoks, et sa tahad minna sinna maailma ja sealt sa lähed sinna väiksesse maailma ja sealt edasi. Aga sa oled sama koha peal. Ja, et see kuidagi väga sisse sööb tõesti. Ja minul oli veel see, et meie sõdaga käisime seda vaatamas, see oli avamine, see oli õhtu, mis tähendas, et see ei olnud nagu seda väljast tulevat valgust, vaid olidki ainult nagu need ruumivalgused. Ja siis hakkas eriti hästi mõjuma veel see, et sul oligi nagu veits nagu kehv valgus seal ruumis. Ja siis sul oli see nagu maali peale tehtud nagu tugev nagu see laualamp ja see vari, mida see viskas. Ja see nagu valgus oli nagu eriti veenev nagu selles kontekstis minu mõelest. Ja, seda kõige kuldsliku valguse käes. Ja et see oligi nagu veits hämar, et see nagu hakkaski tunne tekkima, et see nagu valgus, mida sa näed, tuleb sealt nagu maali seest põhimõtteliselt. Seda ei väga äge vaata. Ja nagu tema kogu see kuidagi jutt, mis ta sinna juurde rääkis, minu meelest nagu aina nagu suurendas seda kuidagi siiruse ja südamlikkuse tunnest, mis nagu sealt nagu esimesest vaatamise nagu instinctist mul tuli. Et ta nagu oligi... Tema tekst väga sobis. Nagu 100%. Nagu just see mingi, et see ärevusest hoiad tuba segamini, et sinu väike maailm ikkagi muutuks sinu ümber. See on ka nagu nii, ma arvan, et väga paljud resoneeruvad. Nagu et see tunne, kui sa lõpuks oma toa ära koristad, see tundub nagu mingi monumentaalne elam. Süksed väiksed asjad. Aga kuidagi mõjub nii võimsalt. Ja, sest põhimõtteliselt see oligi nagu siis tema teismeja tuba, mis oli tema nagu privaatruum, mida ta kasutas, kus ta siis nagu lõi oma kunstiteoseid ja kogu see teos ise oligi nagu sissevaade sellesse, kuidas privaatruum nagu muutub mingis selliseks nagu ankruks, kui sa oled nagu teismeas, kus sa nagu ise muutud, su maailm muutub, kõik on pidevalt nagu mingis niisuguses nagu laineses tormis ja siis see nagu privaatruum, kui nagu mingi üks nagu sinu väike nagu niuke koht, kus sa oled siis nagu hoitud ja kaitstud täpselt. Ja muideks ka, mis ta nagu ise oli see tekstis maininud, ka mingisugune see nagu üksilduse tunne, et seal on nagu see hubasus ja üksindus ja see, et sa oled nagu iseendaga kontaktis, mis nagu kõik ka minu meelest nagu siis, kui ma nagu olid need, mida ma tegelikult tundsin seal, aga ma vaatasin, et seal oli nagu mingisugune see üksindus, aga täpselt kuidagi niuke nagu see mõnus üksindus, ma ei tea. Mis on see? Nostalgiline. Üksinda, aga mitte üksik. Also, eraldi, ma ei tea, mina vähemalt omalt poolt ütlen, fake deep kunst on see, mis ajab mind kõige rohkem närvi. Ja. Aga selle... Ja see ei ole see. Ja täpselt oligi, et ma arvan, et see oli palju, mis mulle seal näitusel meeldis. Et võib-olla sellepärast, et kuna kunstnikud on nagu nii noored, et kogu see nagu... Et seal oli küll nagu suurt monumentaalset kunsti, aga see kõik oli hästi nagu siiras, et tuli südamest, seal ei olnud nagu veel seda... See vajaski seda. Ja, et see nagu, kuidagi nagu, kõik nagu klikkis hästi minu meelest. Ja Rasmuse töö pool jällegi see tehniline pool, eks ju. Et kui me seda seal Kadriga uurisime, siis seal on see tema nagu laud, see ateljee laud seal. Ja siis laua allumine on kõik seal pimeduses. Ja see, kuidas ta pimedust maalinud, eriti toob välja tema nagu tehnilise tugevuse. Kas te nägite nagu ükskõik midagi muud seal pimedas kui seda pallasarjutust, et nagu maali nii vähe, see mingi mustale, vaata see, mis Sirje täiega nõudis veilt. Mina nägin küll seda. Ja, et nagu see oli täiega see. Ja, et oligi nagu 2-3 tooniga. Ja, tegelikult hästi vähesega on edasi neid asju. Kuna silm toimibki niimoodi. Just. See oli üldse nagu mingid need munakarbid ja asjad, mis seal lippusid. Kogu see nagu...
see nagu lihtsus, kergus, kas ta nagu see läbinud maailm on väga mõnus ja just nagu need pritsmed, mis on nagu toa seina peal ka. See oli ikka tore, no, ma arvan, et tegelikult tal oligi nagu mingid niisugused sellised nagu musta väri pritsid enda see, ma arvan, et nii päris juhtuma, see oli nagu taotluslikult tehtud. Aga äge, vaata, see nagu annab ka sisse vaata nagu tema mingisse nagu väiksesse privaatelu asja. See on naljakas, kuidas see nagu žest võib muutuda väga kiirelt nagu performatiivseks või siukseks nagu fake'iks, aga seal ta ei olnud kohast ära. Nagu jah, see süke, et ongi kuradi tormlev mingi kuradi litakas vahepeal värvi. Ja ta ongi paljalt maalileib oma toas. Ongi see täielik ausus, on ju. Ja ta ei ole ülikonnas. Nii, aga... Ja siis... see oli just ilus töö, mulle meeldis seda väga. Aga minu viimane niuke töö, mina välja tooksin, mis samuti isegi tegelikult mitte nagu kõige nagu võib-olla taas on suurem või üks pisikene asi, mis mulle samamoodi kuidagi siiruus ja sümpaatia hästi hakkas kõlama, oli Lukas Pavilonis teos, mille ingliskeelne nimi on Again Embracing All the Hues of Spring. Ja ma ei mäleta, mis selle eestikeelne tõlge oli. Minu meelest mingi kevade värvide kataloog. Jälle ja ülistan kõik need värvid kevadest. See on meie Google Translate Patriku edition. Ja mind vallandatakse pärast seda podcasti, nii et see on viimane kord, kui me näeme. Ja tema on siis Leedu kunstnik ja tal oli selline tegelikult interaktiivne teos, kus oli siis väiksed riiulid ehitatud ja seal riiulite peal olid siis sellised nagu tillukesed värviklotsid, kus ta oli siis nagu justkui värviproovid ja just nagu kevade jäädvustamine, nagu kevade toonide otsimine, nagu igal sellel värvitoonil oli pandud juurde mingi kuupäevad ja asjad ja sinna juurde käis veel ka tema niuke tilluke riiulitäis, kus oli niukseid loodusvaateid tehtud väikeses formaadis, niukseid kiireid eskiise ja kus seal oli ka veel näha, kus ta oli nagu mingi värve seganud kirja pannud ja kuupäevad ja nagu see kuidagi tegelikult hästi lihtne see kontseptsioon ja meie põhjamaalastel see, et kuidas me nagu igatseme seda kevadet ja kuidas see kevad on justkui nagu kevad armastamine, ootamine, kas see on mingi nii nagu ma ei tea, nagu osa meist, mis on nagu ei saa ära võtta, eks ju. Ja põhjamaa elust. Ja täpselt. Ja kuidagi see, minu meelest just see lahendus oli nagu väga kuidagi mõnusalt nagu tõi seda välja kõike. Ja jällegi hästi siiras. Hästi siiras, jah. Jah, aga kas te ei tundnud kuidagi, et nagu need tööd seal ümber ja siis see süke, et ma kuidagi seisin selle ette ja siis ma olin, et et siin on lihtsalt üks kunstnik oma nagu hinge laiali rebinud ja siis kõik, mis välja valgus, see nüüd siin minu ees. Et see oli nagu liiga siiras või nagu süke, et ta jäi nagu varju. Ta oli nii nunnu. Ma saan aru, mis sa mõtled, mulle jäi ta ka varju, aga mulle jäi see, et ma saan aru, miks ta seda tegi, sest selle pealt see QR-koodi viinud kuhugi. Ja siis ma pärast, kui ma pärast kataloogi lugesin, siis just tuli see, tal oli minu ütleks üks siiramaid sellest teose kirjeldavat tekst oli just temal. Ja tal oli, ja sest ta tegelikult see pealkiri inspireeritud tõest luuletusest ja mis ta nagu veel tõi sinna nagu juurde on ka nagu see, kuidas me nagu tajume aega ja nagu loodustsükleid ja see mingi nagu see aja aspekt oli sinna juurde, pluss ta nagu rääkis sellest, kui oluline nagu kunstnikuna tema jaoks teostes nagu värv, eks ju, see just, nagu, aga see ongi, mis on kõige alus ja eks, midagi me põhimõtteliselt suhtleme, eks kunstnik. Ja ma korra segan lihtsalt vahele, ka meil kunstirühmituses Triinukene on luuletaja. Just. me oleme selles nagu podcasti kohas, kus on nagu random self-promotion. Ei, meil on lihtsalt, et me hakkame nagu jõudma sinna 7-aastaste laste vestluseni, kus sul on lihtsalt semi-huvitav fakt, mis sulle meeldiks jagada praegu ja siis sa lihtsalt saad selle välja öelda. Okay. Et see on siuke voolav vestlus. Aga tagasi tulles selle kunstiteose juurde, selle teksti juurde, see minu teksti lõpus ta mainis ka, et ta oli Leedu kunstnik, eks ju. Ja ta mainis, kuidas ta tahabki nagu üks tema eesmärke siis tulevikus ongi siis kaardistada ära see Leedu kevade see värvikaart, et milline see ja ta tegelikult tahtis seda arendada seda nagu 4 aastaajale, et minu just ta praegu tegeles mingi suve või sügisega. Et ma arvan, et siis, kui see oleks nagu juba täis näituse kompleet, kus sa lähed saali ja see on 4 aastaaega, et siis see võiks olla nagu eriti äge elamus. Ja räägis, jah. Ja, no ega mul oleks kõige lollim asi öelda jälle. Aga kas te teadsid, et Amazonide nagu Amazonase vihmametsade nagu need tribesid, hõimud, nemad suudavad inimsilmaga kogeda mingi, ma ei tea, mitukümmend % rohkem rohelist värvi
see on samamoodi nagu... Nemad võiksid minna sinna näitusele. Jaa, võiks vaadata. Ja see samamoodi kasutatakse mingitel nendel saami ja inuiti rahvastel on, eks ju, enam-vähem, eks ju, mitmekümneid sõnu valge kirjeldamiseks. Ja meremeestel on jällegi sinis, ütleme see ilma ja see vee, eks ju, see väiksed tooninud. Ja meremeestel on need mütsid ja piip. Aga olles veel viimase tagasi. Nii, kuule, aga Patrik, aga räägi siis oma ta tõmbasin veel ühe kommentaari sellele paviljonisele juurde panna. Et oli veel nii tore. Et oli nagu nii tore, et oli kogu see täna hommikul, kui ma kuulasin raadiot, siis nagu mingi suvaline repliik käis läbi, kuidas üks mingi raadiosaate inimene ütles, meil on nüüd 40 päeva kevadeni ja siis ma tundsin, et see on täpselt see nagu mingi Põhjamaa inimeste asi, kus on nagu mingi hetk see veebruar kätte ja siis sa nagu mingi oled kalendri juures ja tõmbad ristikesi kuni nagu millal kevad tuleb, eks ju. Mulle tuli mingi uudis, et mingi, et sa oled üle elanud 10 kõige pimedamat nädalat või midagi sükest ja siis ma olin ka, damn. Ma isegi ei teadnud või nagu, et süke... Aga nii ongi, jah. Nii ongi, jah. Davai, Patrick, nüüd on siin sinu 3 lemmikteost. Ma võtan selle vana masina välja. Mulle kindlasti väga meeldis see Ootamine 2, mis oli täpselt selle Kevadetöö kõrval. Milline see oli? See oli see, kus ta kujutas enda vana korteri, 30 aastat elas vanaema seal korteris enne nõukaaega ja siis... See oli see üks eestlane, eks ju? Jah, see üks eestlane, kes on ruumi. Kertu-Liisa Sarap. Sündin 2003. Nii et tema kindlalt ei omanud seda korterit, ütleme nii palju. Ja see oli nagu... Mulle jäi mulje just, kui ta oleks nagu kujutanud sellist kauget mälestust, mis on vaikselt hakanud erinevate muude meeltega nagu segunema. Näiteks ma ei tea, see vanaema figuur oli vist lihtsalt nagu chia seemned ja jogurt või midagi sükest. Vaata, et süke nagu tekstuurne, veits figuraalne, natukene ebamäärane, aga jällegi sa tunned väga siiralt sellist mingit tugevat alget, miks see maal üleüldse nagu sellisena valmis sai. Ja mis ma siia kirjutanud olen? See teos maitseks tervislikult. Tabatud oleks nagu mälestut, millest on aja jooksul segunema hakanud erinevad meeled. Lõhnast toit, emotsioonist objekt. Mul on selline tunne, et diivanil sai kas liiga kaua oodatud või istumisest läks selg kangeks, kuna ma ei suuda seal mitte midagi muud näha kui üht solvunud kargoili. Kas te nägite seda diivanit, kus oli see süke mossis näoga, süke kongus ninaga mingi olend? No, absoluutselt mitte. Kuidagi nagu, kuna seal oli, su silm hakkab nii, nagu samamoodi, kui sa hakkad mõtlema minevikku, sa vahepeal kindlate mälestustega hakkad nii otsima seda midagi, mis on nagu selge. Ja see võib olla ka kas või diivan, mis sulle nii väga tol momendil ei meeldinud, vaata. Et nagu väga vähe vaatajale koheselt andev maal, aga mida rohkem sa lased endal nagu suiguda selle sisse, siis seda tugevamini sa tundsid selle embust kinda. Et see formaat oli minu arust hästi õige, värvid olid hästi fun'id ja kuidagi ta nagu premeeris kuidagi seda avastamist minu jaoks. Et nagu ma hästi naturaalselt leidsin ennast seiklemas. Ma näiteksin, et sellel maalil oli hästi huvitav joonetöö. Et muidu maal on tavaliselt pindmine, eks ju, sa teed pindadega annad edasi, aga seal oli see, kuidas see joon, et oli ka vist mingid õlikriite või midagi kasutanud, et see... Ja, et see joone ja pinnatöö minu arust see nagu vaheldus oli päris hea sellel tööl. See on huvitav, see oli võib-olla üks maal, mis nagu kõnetas mind kõige vähem, aga nüüd, kui nagu kuulan seda Patricku just seda mälupildi, mälukaduvuse ideed juurde, siis ta hakkab nagu palju rohkem kõlama, kuidas sul ongi, et sul jäävad nagu mingid tükid alle, siis nagu täidad seda nagu... Täpselt. Aga see ei olnud ainult selle maali puhul. See ma ütleksin nagu üleüldse iseloomustab noort maalikunsti praegu Baltikumis. Väga paljud olid võtnud näiteks vanasid fotosid albumitest, eks ju. Nostalgia. Ja see pulmapilt, siis see üks tüdruku roosavit, mis oli ka hästi nunnu. Mulle endal hästi meeldis, siis seal... Nagu veel oli hästi palju sellist... See uus tuba või? Kus see beebi oli? Jaa, see oli hästi tehtud maal. Beebiporn. Jaa. Ja ma räägin sellest produktist, mida müüdi väikestele lastele, millega mina üles kasvasin. Ma olen vana mees. Just. Ja siis vaata see tegelikult ateljeepilt ka on tegelikult siis mingi foto või nagu mingi vana see.
jah, ühesõnaga see on siis ainult ühe maali puhul, see nagu päris iseloomustav faktor. Nii, aga kas me peaksime su vee peale panema? Jaa, Patrik, ma arvan, et... Kas te teate Babyborn? Mina sain aru. Diktsioon oli atrocious. Ma editin selle õigeks. Ma väiksena väga tahtsin Babyborni nukku, nii et... No näed, ja ta ütles seda samamoodi nagu mina. Nutsid ja... Jaa, pissisid. Jaa, okei, ma tean küll. Nüüd mõistab. See pissiv nukk oli see nagu see kõige kõrgem. Jaa, ma tean. See oli high-end. See klikkis ära, aga... Nii, aga Patrik, järgmine palun. Ariadne vihje. Controversial, aga mul oli vaja lihtsalt jõudes sinna. Pealkiri ka. See oligi Ariadne vihje. See oli nüüd Jeva Kampe Krumtšola sündinud 92. Ariadne vihje järgi oma südamevalgust. Ma arvasin, Ariadne vihje ongi ta nimi. See kõlas nii. Ariadne vihje. Võib-olla Prantsusmaalt. Lihtsalt ongi, et praegu, kui me seda salvestame, krõbe, talve, ilm, sa oled juba mõnda aega selles pruunis lörtsis nagu libisenud ja kukkunud paar korda, siuke harilik talv, hea talv, aga kuidagi leida ennast äkitselt sellises nagu väga tehniliselt nagu mina isegi ütleks, et nagu laitmatu tehnika peaaegu, et siuke nagu sa koged ilusad fotot, aga tal on veel boonuseks see maali tunnetuslikkus juures, et ta oli nagu lihtsalt siuke sweet treat, nagu maiustoit vahepeal. Maiustoit. See võiks olla uus sõna. Et mulle meeldis leida ennast lampi keset seda sooja metsa, kus sa oled suvel ja läbi puude sa saad veel siukse päiksekallistuse sinna otsa, et see on siuke nagu see ülim looduse mingi embus. Ja tihe taimestik, kõik vohab, kõik elab. Hästi mõnus praegu, sest et need raaguspuud hästi lahe, pimedus, müsteerilisus, kõik on natuke siuksed nurgelised, tuumer sõna on ju nagu siuke, kuulad seda siukest madal energia ja hästi nagu tuttav kõik. Aga jah, mina justkui hingasin kopsutäie siukest nagu suve läbi selle, et tekst ka väga tore lähenes läbi selle mütoloogia on ju, et labürint ja kuidas siis on ju noor kangelane läks ja tegi sellele, kuidas on minotaur eesti keeles? Ongi koletise tappis ära. Minotaur, jah. Minotaur. Minust küll, jah. Härg jalgadel. Just. Aga kas sinu jaoks ei olnud see natuke liiga lääge? Ta oli, aga nagu kõige paremas võtmes või nagu, et ta ei proovinudki olla midagi enamat kui lihtsalt nagu siin on teile üks ilus meisterlik töö, vaata. Ja ta säras minule lihtsalt läbi selle, et kuna seal ei olnud mitte midagi muud selle moodi. Kõik muu proovis nagu, et aga mis siis, kui ma lööks siit, aga mis siis, kui ma hüppaks sealt, vaata. Aga tema oli lihtsalt see, et loodus on väga ilus ja mina olen väga lihtne tüüp, nagu mul ongi lihtsalt see, et ongi väga ilus ja meeldiv. Mis oli hästi huvitav selle malli puhul oli see, et kui me jällegi Katriga selle avamisel olime, siis üks asi, mida kunstnikuna tavaliselt vahepeal vaatan, on kuidas on ääred vormistatud. Ja kui sa vaatasid selle maali äärest, on lõuendil, eks ju, seal raami peal, siis ma ei näinud, kuidas ma ütlen, see nagu ääred on jäädud värvist puhtaks, on nagu see linane, see kangas seal ilusasti nagu äärtes, aga mitte ühtegi värviplekki ma ei läinud nendel äärtel. Hästi ilus liimistus. Ma arvan, et ta oli kinni tiipinud need muidugi. Ja ma arvan ka, või siis teistpidi, ta ongi nii sükene detailne ja rahulik tegi. Ja siit hoiatus uutele kunstnikutele, kui meie tuleme teie näitustele, siis säde nuhib maali ääred üle nii retsid. Ta leiab iga viimase mehikese, ta leiab kõik teie linased ääred, nii et pange hing valmis või tehke eeltöö ära. See on nagu mingi asi, mida sulle kunstikoolis koolitatakse juurde, et nagu su maal võib hea olla, kui ääred on nagu lohakalt vormistatud, siis see nagu toob tööd. Kui sul on hästi pungilik töö, näiteks nagu Elisaveta meil on, siis sobib, et sul ääred on nagu rokased, eks ju. See on statement. See ütleb kunstniku kohta väga palju, kuidas on lõuendi ääred viimistletud. Ei, see on ka kanda mingi minu asi, et ma käin näitustel, siis ma käin vaatan, ja milline see lõuendi äär. Kaks see on, kas on ise tehtud või see on poolsustatud. Panid nüüd külje pealt naela või selle klambri või tagant, eks ju. Ja siis käid mingi
kükitad selle, vaatad Te alumist olete Ma vaatasingi seda, mingi 4D kriitikud minu arust. Ma näen ilusat pilti ja ma olin nagu, ma räägin mega palju mul veits mingi ila voolab suust ja ma kõnnin minema, vaata. Nemad jäävad luubid. Olge valmis lihtsalt, siin ei ole midagi muud. nii, aga mis töö on veel? Mul oli üks töö veel ja see oli see, mis vist teile meeldib. Mina oleksin ka väga Kerlast tahtnud rääkida. Ma natuke rääkisin ka. Ja rääkisin. Mulle meeldis Vladislavi see Vladislav Ria Bostan. Tema siis Metro 96 sündinud. Kuldne 30, palju õnne. Ja see oli lahe minu arust lihtsalt see, et eriti pärast teksti lugedes, et see seeria algas tal puht enda huvist Metro kui nagu linna soolikate poole huvist. Et nagu mulle endale meeldivad ka need siuksed natuke nurgatagused või siuksed tumedamad kohad ja ongi kuidagi siis temale kui kunstnikule naturaalselt areneski see seeria töid läbi kõige kohutavam asja, mis saab olla, on ju, läbi sõja. Et nüüd mul on minu see huvi ja also nüüd ma lisan sinna juurde selle siukse justkui võltsi mingi kodutunde, on ju. Et nagu siuke hästi külm, jäik, klaustrofoobne minu jaoks oli isegi kuna nagu vaatamata sellele, et seal olid kõik need valgused ja tegelikult üllatavalt palju ruumi on ju, sest Metro ongi loodud selleks, et inimene ei läheks paanikasse, kui ta on seal. Aga ongi, et kui sa lisad sinna siuksed kodused, ma ei tea, matid ja telgid ja improviseeritud väiksed nagu hütikesed on ju, siis see ei muuda üleüldiselt seda jäiksust või seda opressiivsust. Rõhutust. Väga hea. Tänan, Ingmar. Et ma lihtsalt kuidagi tabasin jah sellist traagiliselt ilusat idee arengut kui nagu midagi, mis mind kõnetas nagu, et see siuke teda huvitas see ja nüüd see on aktuaalsem kui ealeski varem hoopis teistsugusel põhjusel ja tema juba nagu on seal enda kunstniku nagu meelelaadiga, vaata. Et see, need matid seal põrandal, vaata, tundusidki nagu natuke kohast ära, vähemalt mulle, kuna see oligi afterthought. Tema ei teinud neid töid, no ma arvan, esialgse nagu idee või sooviga, et et nüüd ma panen siia nagu suure hunniku inimesi magama potentsiaalselt on ju, vaid need on sinna nagu sunniviisiliselt tekkinud, et see oli nagu see mõjus, see oli nagu selles mõttes minu arust nagu väga võimas ilustaja. No väga, ma üldse ei mõelnud nagu seda, vaatasin hästi nagu lihtsalt nagu maalitehniliselt talle peale ja siis mulle kuidagi nagu kogu selle kõrval, mis oli muidu vaataks ju hästi palju tugevaid, aga nagu läbitud asjad, siis ta nagu võib-olla silma ei jäänud niimoodi, aga samas idee ja lugu siin taga on ütlemata võimas. Sellepärast ongi nii hea, et meil on praegu 4 inimest on rääkinud erinevatest töödest. Et see on nii tore, et kõik erinevad nurgad on näidatud. Sellepärast kunst ongi nii äge. Kunst on nii äge. See on uskumatu. Ja miks kunstist tuleb rääkida ja miks tuleb kunstist podcast teha? For real, kui meie juba õpime siin teineteiselt nii palju, siis nagu tegelikkuses. Ja ma ei tea, miks me tavaliselt üldse nii tarka juttu ja. Meil on vaja ainult hirmsat kaamerat liiga nõrga 3 jala peal, mis nagu, et kogu aeg veits mingi pinge, aga jällegist on ju. See vaimne hiinakas. Meie rahvas ja meil on siin chill. Ja meil on vaja Ingmarit, kes nagu turvamees vaatab. Kus juures Ingmar on silently coated tüüp. Te arvate, et me nagu räägime siin praegu oma kuulajatega, tegelikult me oleme kogu aja rääkinud Ingmariga. Ja kui tundub, et me vaatame kaamerasse, aga meie silmad on nagu oleksid veits kõõrid, siis me tegelikult vaatame Ingmari poole. Ja Ingmar on seal taga, ta on terves aeg siin olnud, ta oli esimesena kohal peale mind ja Kadri. Siin, no ta võib-olla oli enne Kadri siin. Me ei tea. Just, aga podcasti lõpetuseks või selle teema lõpetuseks, et kui kaua me saame seda, või kaua saab see näitus vaatama minna? Jaa, näitus on avatud 1. märtsini, nii et tegelikult on aega veel külla ka ikkagi terve veebruar siin. Ja ma tean, et eks ju kunstimajas on see traditsioon ka, et nimest näituse viimasel päeval tehakse näituse tuur ka veel, et seda tuleb ka kõrva taha panna, et see võib ka väga tore olla. Ja täpselt. Ja siis, mis me tahame veel teha lõpetuseks, et... Enne teeme sokkide promo.
okei, nii sina paneme jalad maha. ja see. ja kui te olete imetlenud minu ja Säde sokke siin sel ajal, siis nende sokkide autor istub siin. Hello. Ja ma võtsin siis sügisel, on selline asi Tartus, nüüd tuleb 3. kord, selline kord oli teine kord toimumas aparaaditehases nagu Tartu Illustratsioonifestival, kus siis oli sokikonkurss, sokidisaini konkurss, kus ma osa võtsin ja millega ma kinni panin, kuidagi õnnestus niimoodi. Ja nüüd on need sokid. Need on käinud 760 kilomeetrit ja need ei ole isegi kulunud. Ja need on nüüd suvas müügil. Detsembris saadik ja nüüd veebruaris, ma nüüd ei tea, kuna podcast välja tuleb, aga nüüd veebruaris peaks tulema ka loos, kus on võimalik siis need sokid ka endale võita. Aga kui nüüd võiduõnn ei naerata või meie podcast natukene venib üleslaadimisega, siis need on müügil nii suva nagu enda koha peal sokipoodides Tartus ja Tallinnas kui ka e-poes. Aga kui sa lähed koha peale ostma, siis ISIC kaardiga, minust sai kas -10% või midagi. Et kui näpud on põhjas, siis väike häkk. Minge teenindaja juurde ja öelge pallas 3 korda ja siis ta vaatab teid hästi imeliku pilguga. ISIC-u kaart tuleb ka näidata seda. Ja siis näita ISIC kaart, selle sama sooduka. Just. Ja siis ka seda, et suva oli nii lahke, et muidu nad oleks võinud mul lihtsalt selle võidupreemiana lihtsalt anda mulle kass sokke. Aga ma saan ka protsenti sokkide müügi pealt. Nii, et kui te tahate toetada ühte multinektarlast. Kadril on ka Patreon. Ja, et mind saate siis toetada läbi sokkide. Ja minu pangakonto tuleb niimoodi praegu ekraanile. Minu pangakonto. Miinimum 15 euri. Ja Kadri saab toetada läbi Patreoni siis. Just. Tehakse ägedaid asju. Ja sellepärast ongi, kusjuures minu arust see on üks kõige lahedam osa selle nagu rühmituse puhul, et meid on nii palju. Kuna toimub rohkem. Kogu aeg midagi toimub. Ja on rohkem millest rääkida, rohkem asju, mida saab teha ja peaks tegema. Ja nagu ja nii palju rohkem on millele kaasa elada. Just, täpselt. Ja kui räägime näituse soovitustest, siis üks muidugi on see Young Painter Prize näitus kunstimajas, millest me just rääkisime. Ja siis ka see Aura näitus, mis teil nüüd on. 11. veebruar. 11. veebruar. Kui kaua teil üleval on, kas sa mäletad? 13. mai. Kuni 13. maini. Ossa raisk. Te jõuate ilusasti ära käia seal. See on siis Vilde ja Viine kohvikus, Tartus hästi ilus kohvik. Head õlled, head söögid. Ja siis on meil ka mingi kandideerimise. Kuna me juba niikuinii täna siin selles episoodis nii pikalt rääkisime noorest maalikunstist ja sellest teemast, siis tegelikult see aasta on väga tore Eesti Maalikunstnike Liit eestvedamisel Santa Sukker tegid nüüd avasid kandideerimise noore maalikunsti näitusele, mis tuleb Kadrioru galeriis. Teemaks on siis noorte narratiivid, et kõik meie kuulavad noored kunstnikud, mingi kandideeriga, et sealt võib midagi väga ägedat tulla. Et põnev, et on just nagu niisugused neid ülevaate näitusi noorest kunstist. Muidu meil on hästi läbivad, eks ju, see noore kunsti oksjon, mis on üks nagu niisugune koht, kus, eks ju. Aga see on nagu müügiteema. Ja see on müügiteema ja sinna nagu kindlasti tekib alati nagu mingi väga kitsas nagu kild nagu sellest noorest kunstist. Et ma igast ka isa väga ootan seda noore maalikunsti näitust. See peaks tulema nüüd suvel, minu seda vaataks. Ja see kandideerimine oli kuni 20. aprill või? Kas ma mäletan õigesti? See oli jah midagi aprillis. Ma tahaks öelda ka näiteks 20. Ja et ilusasti aeg on ja see oli siis ka igaks juhuks, et see on maali. See on just maali üle näitus, et just maalidega sinna kandideerida siis. Kohe siit ei midagi vaatame. Ja et sinna jõuab ilusasti veel ühe maali teha, et kes kindlasti osalege peavad noor maailmustnikud. Kuni 25. aprill on registreerimine. See 25, see ilusasti on aega. Võime selle lingi panna oma video juurde. Just, aga kuulge, me just salvestasime oma enda esimese sumina kunstipodcasti. Ma juba näen neid magamata õhtuid editimas seda kõike. Ma keerasin pasa kokku. 10 minutit on puudu sellest kõigest nägemiseks, aga heli peaks olema ilusasti kohal. Kohe saame teada. 1:45. No ei, siit lõikame veits maha ja siis peaks sama saama. Aga aitäh kuulamast, aitäh vaatamast, kui te vaatasite ja oodake siis järgmist podcasti. Aitäh!